Tere päevast, austatud Riigikogu! Me alustame 22. oktoobri infotunniga ja head kolleegid, kõigepealt on mul teile palve, et teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun! Ja kohale on end registreerinud 19 Riigikogu liiget, puudub 82. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ja rahandusminister Jürgen Ligi. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit ja vastamiseks on aega 3 minutit. Ja lisaks registreeritud küsimuse esitamisele saab Riigikogu liige võimaluse esitada selle küsimuse raames ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab üks Riigikogu liige võimaluse esitada lisaküsimuse. Ja kokku meil on 7 registreeritud küsimust. Neist esimene on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Ja teemaks on LGBT propaganda maksumaksja rahaga ning küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud minister! Alustuseks tuletan meelde, et Eestis on täna kõige sügavam demograafiakriis viimase 100 aasta jooksul. Eestlasi jääb Eestis igal aastal 5000 võrra vähemaks. Ja nüüd saame teada, et valitsus on otsustanud hakata tegelema LGBT propagandaga. Majandusministeerium valmistab ette programmi LGBT teemade edendamiseks kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Küsimus on lihtne. Kuidas aitab see programm tõsta sündimust? Aitäh! Aitäh, lugupeetud rahvasaadik, küsimuse eest. Selle programmi eesmärk ei ole mitte kuidagi tegeleda sündivusega, küll on aga selle programmi eesmärk tegeleda inimeste õigustega. Eesti enda inimeste õigustega ja nende õiguste kaitsmisega. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna eestvedamisel on valminud LGBTIQ inimeste võrdsete võimaluste edendamise aluspõhimõtted ja selle tegevuskava aastateks 2025 ja 2030. Ja see on jätkuks Eesti riigi senisele tegevusele selles valdkonnas. Ja Eestis on ju alates taasiseseisvumisest astutud mitmeid samme ja et suurendada nende inimeste õiguskaitset ja nende inimestega heaolu. 2016. aastal hakkas kehtima kooseluseadus, 2024. aastal hakkas kehtima abieluvõrdsuse seadus. Tegevuskava ei ole kampaania ega propaganda. Tegemist on praktilise töövahendiga, mis aitab lahendada reaalselt ja sügavalt juurdunud probleeme Eesti ühiskonnas. Uuringud on näidanud, et LGBT inimestel on mitmeid valdkonnas tõsiseid muresid. Toon näiteid nendest muredest, mida selle tegevuskavaga püütakse lahendada. 76% LGBT õpilastest on kogenud koolis kiusamist. 76%. Iga teine LGBT inimene on viimase aasta jooksul kogenud ahistamist või vägivalla ähvardusi. 20% mõtleb sageli või alati enesetapule ning peaaegu iga 3. LGBT noor on teinud enesetapukatse. Ülekaalukas enamus tervishoiutöötajatest ei ole saanud koolitust ega teavet, kuidas pakkuda professionaalset abi LGBT patsientidele. Ja need näitajad väga selgelt osutavad sellele, et Eestis ei ole veel kõigil inimestel võrdselt turvaline elada ja ka ühiskonnaelus osaleda. Tegevuskava aitab sellele läheneda süstemaatiliselt ja valdkondade üleselt, mitte üksikute projektide, vaid järjepideva koostöö kaudu eri ametkondade ja partneritega. Ja tegevusi viiakse ellu olemasolevate programmide ja poliitikate raames. Tegevuskaval eraldi eelarvet ei ole ja selle eesmärk on täiendada ja parandada juba toimivaid süsteeme nii, et kõik Eesti inimesed Eestis tunneksid ennast turvaliselt, nende õigused oleksid kaitstud ja nad saaksid tuge oma probleemide lahendamisel. Aitäh!
Suur tänu, Aleksandr Tšaplõgin, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh. No minu arvates praegu kõige halvem tunduvad endast Eestis tulevad emad. Aga minu valijaid huvitab, milliseid rahalisi ja administratiivseid ressursse te kavatsete kulutada LGBT propagandale. Samuti huvitab neid, milliseid ressursse olete oma võimuloleku ajal kulutanud traditsioonilise pere ja laste sündimuse propageerimiseks. Aitäh! Suur tänu selle küsimuse eest. Ma küll vastasin eelmises punktis, aga püüan siis veel kord kinnitada, et tegevuskava puhul ei ole tegemist uue eelarvelise tegevusega, sellel tegevuskaval endal eelarvet ei ole. Neid tegevusi viiakse ellu olemasolevate programmide ja poliitikate raames, ehk siis arstid, õpetajad, kes niikuinii peavad nende inimestega tööd tegema, nemad saavad lihtsalt täiendavat tuge selle tegevuskava kaudu, et nende inimeste õigusi kaitsta, et neid inimesi toetada ja et need inimesed tunneksid ennast Eestis turvaliselt. Ja ma lugesin väga musta statistikat teile ette. Kui te muretsete demograafia üle, siis ma arvan, et te peaksite muretsema ka nende inimeste üle. Enesetapukatsed ja soov tegelikult siit ilmast lahkuda on täpselt samamoodi Eesti riigi mure. Need on lapsed, kellest me räägime, need on väga noored inimesed, kes tegelikult oma elu kallale lähevad selle tõttu, et neil ei ole Eestis tegelikult turvaline. Nii et selle programmi ainuke eesmärk on toetada ja kaitsta Eesti inimesi selleks, et nad Eestis tunneksid ennast oma õiguste osas kaitstud, nad tahaksid Eestis elada, nad tahaksid Eestis peret luua, nad tahaksid Eestis lapsi kasvatada, et nendel oleks siin turvaline ja kaitstud elada. Mis puudutab teie nimetatud traditsioonilist perekonda, mina ei jaga inimesi traditsiooniliseks ja mittetraditsiooniliseks perekonnaks. Eestis on kõik perekonnad võrdväärselt ühetaolised ja ühesuguste õigustega. Kõikides peredes, kus kasvavad lapsed, Eesti riik toetab neid peresid, toetab nii alushariduse koha pakkumisega, hariduse pakkumisega, peretoetustega, lastetoetustega, huvihariduse pakkumisega, psühholoogilise ja logopeedilise abiga, tugiisikutega, väga paljude teenustega, mis on vaja perel selleks, et Eestis lapsed sünniksid ja selleks, et Eestis lapsed kasvaksid. Ja need lapsed sünnivad ja kasvavad ka teie nimetatud nii-öelda mittetraditsioonilistes perekondades. Nii et meie ülesanne on toetada kõiki perekondi ühtemoodi. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits. Palun. Ja juhataja, lugupeetud minister. Et jah, mina kuulun heteroseksuaalide hulka ja mind ja paljusid teisi häirib see pidevalt homoseksuaalsete inimeste nii-öelda õiguste rõhutamine siin. Ja ma küsin, et kas on selline tegevuskava ka plaanis, ametlikult ei ole, heteroseksuaalsete inimeste nii-öelda murede lahendamiseks, aga mitte ainult heteroseksuaalide, no näiteks, kes toimetulekuga näevad palju vaeva, et tänases oludes on selline tegevuskava ka plaanis. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Me lihtsalt teiega lähtume väga erinevatest põhimõtetest. Meie ei jaga inimesi heteroseksuaalseteks ja homoseksuaalseteks. Need on kõik Eesti inimesed ja nad kõik vajavad täpselt ühesugust tuge lähtuvalt oma vajadustest. Ma lugesin ette, mis probleem on LGBT inimestel Eestis. Ma väga usun, et inimlikult te saate ka sellest murest aru. Kui 20% LGBT noori mõtleb sageli või alati enesetapule ning peaaegu iga 3. LGBT noor on teinud enesetapukatse, siis ma väga loodan, et te olete minuga nõus, et sellega tuleb midagi ette võtta. Need inimesed vajavad tuge, need inimesed vajavad abi, need inimesed vajavad kaitset selle eest, et nad tunneksid Eestis ennast turvaliselt. Ma usun, et te nõustute minuga ka sellega, et 76% LGBT õpilastest on kogenud koolis kiusamist. Et see number on nii hirmuäratav, et sellega tuleb tegeleda, selleks on vaja tegevusi, et need lapsed ei tunneks koolis kiusamist oma seksuaalse sättumuse poolest. Et ma arvan, et ma ei pea, mul on hämmastav, et ma ka 21. sajandil pean puldist rääkima seda, et kooli kiusamine, enesetappudele suunamine, inimeste mitte ennast turvalisena Eestis tundmine vajab tuge, et inimesed ei oleks sellises olukorras. Ja see tegevuskava on loodud selleks, et me suudaksime ka kõiki Eesti inimesi ja ka neid inimesi kaitsta. Ja ärme jaga inimesi nende seksuaalse sättumuse järgi erinevatesse kategooriatesse. Need on kõik Eesti inimesed ja kui me nendel inimestel on mure lähtuvalt nendest seksuaalsest sättumusest, siis seda muret tuleb tegelikult riigi poolt lahendada. Aitäh! Suur tänu!
Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Läheme edasi. Tänane teine küsimus on justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostale. Küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teemaks on kohtumäärusega erihoolekandeteenuse kättesaadavus. Helmen Kütt, palun. Suur tänu, austatud eesistuja, lugupeetud justiits- ja digiminister. Kõigepealt ma tahan väga tännustada teid, et ajakirjaniku küsimusele, mis puudutas siis kohtumäärusega kinnisesse erihoolekandeasutusse suunamisi ja neid inimesi, kes seal järjekorras on, te ütlesite väga selge, et kohtuotsuseid tuleb täita. Ja nii suhtutakse ka kohalikesse omavalitsustesse, kus väga tihti inimesed on pöördunud ja ei ole saanud kas õigel ajal või sobival ajal lasteaia kohta. Kohtuotsuseid tuleb täita. Samas te teate, olles valitsuse laua taga, et täna on mitmed, kellel on kohtuotsus peal, on järjekorras ja ootavad seda kohta. Oli 8 inimest, 1 nendest on jooksus, 3 tükki said koha, ülejäänud siis on veel hetkel ootel ja tegelikult on hädas ja mures nii omavalitsused, aga ka nende lähedased, sest tegemist on inimestega, kes võivad olla ohtlikud nii endale kui teistele. Ja suheldes ka erinevate omavalitsustega, kus need inimesed elavad, on omavalitsused tihti teinud selliseid meeleheitlikke samme, et kui nad on ka nende teenustel, siis on ühe inimese jaoks võib-olla 3 täiendavat tegevusjuhendajat või inimest, kes tagavad selle turvalisuse teistele, aga on ka neid, kes elavad üksi ja kes on väga suitsidiaalsed. Kui me just eelmises punktis rääkisime suitsiidimõtetest, siis nende hulgas täpselt samuti on. Et minu küsimus on, et mida te soovitate omavalitsustel teha? Kas pöörduda kohtusse siis Eesti riigi vastu või kui teenust pakutakse täiendavate oma kuludega, siis esitada arve siis Sotsiaalministeeriumile või mida peaksid omavalitsused sellises olukorras tegema või lähedased? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest ja aitäh hea sõna eest. Tõepoolest, Eesti on õigusriik ja kohtuotsuseid tuleb täita. Ja meil on Eestis ette nähtud ka siis õiguskaitsevahendid juhuks, kui tekivad probleemid otsuste täitmisel. Selleks on Eestisse loodud halduskohtud. Halduskohtute eesmärk on see, et halduskohtud peavadki kaitsma inimest avaliku võimu kas siis väärkasutuse eest või ka siis avaliku võimu tegevusetuse vastu. Siin on 2 seaduse sätet, mille alusel on võimalik pöörduda halduskohtusse. Ma neid lühidalt tutvustan, aga ma rõhutan siiski alustuseks üle, et loomulikult ei ole Eesti Vabariigi toimimise eesmärk mitte kohtus käimine, vaid Eesti Vabariigi toimimise eesmärk on see, et inimesed saavad neile ette nähtud teenused kätte võimalikult kiiresti ja võimalikult efektiivselt. Ja selles mõttes ma ei soovita kohtus käimist, kuna soovituslik olukord on igal juhul see, et selline vajadus üldse puuduks ja need teenused oleks kõik inimesteni jõudnud. Ent õigusriigina need õiguskaitsevahendid on ette nähtud. Kõigepealt on siis võimalik pöörduda kohustamiskaebusega halduskohtusse ja seda siis juhul, kui haldusorgan on jätnud midagi tegemata või keeldunud tegutsemast, kuigi ta oleks pidanud seda tegema. Sellisel juhul tuleb, siin on seadus näeb ette erandid nii Maksu- ja Tolliameti puhul kui ka Sotsiaalkindlustusameti puhul. Kui Sotsiaalkindlustusameti tegevusega seotud kaebusega on tegemist, siis pöördumise piirkonnaks on kaebaja elu või asukoht. Siin on ikkagi rohkem silmas peetud seda, et kaebaja on selle inimese lähedane, kelle suhtes see kohtumäärus kehtib. Kaebuse esitamisel tuleb tasuda ka riigilõiv, mis on üldjuhul 20 eurot. Ja teine alus on siis see, et riigivastutuse seaduse alusel on juhul, kui haldusorgan on oma tegevuse või tegevusega või tegevusetusega põhjustanud isikule kahju, siis on võimalik see sisse nõuda. Ehk piltlikult öeldes, kui kellegi pereliige on kohtumäärusega määratud
kinnisesse erihoolekandeasutusse, inimene palkab piltlikult öeldes turvafirma seda turvalisust pakkuma, siis selle turvafirma kulud saab niimoodi sisse nõuda. Loomulikult jälle ei peaks see käima kohtu kaudu, vaid selle võiks siis Sotsiaalkindlustusamet otse hüvitada. Aitäh! Suur tänu. Helmen Kütt, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja suur aitäh! Aitäh selle selgituse eest, seda kindlasti, kes kuulasid ja jälgisid infotundi, aga mina saan edasi omavalitsustele või nad saavad lugeda siis stenogrammist seda. Teada on, et meil on tegelikult 3 sellist asutust ehk siis kinnise erihoolekande teenuse pakkujad, need on Viljandi, Merimetsa ja Sillamäe. Tihtipeale aastaks määratud inimene sellesse asutusse peaks edasi liikuma, kui tema olukord paraneb, peaks liikuma ebastabiilsesse teenusesse, sellisesse, kus oleks võimalus kohtumääruse järgselt temaga veel töötada enne, kui ta siis asub jälle tagasi ühiskonda, aga ka sinna on väga pikad järjekorrad ja praktiliselt see liikumine ei toimu, et selliseid kohti on ainult Viljandis ja Võrus. Te olete ministrina valitsuse laua taga. Kas on lootust, oskate te järsku öelda seda, kas on lootust, et järgmine aasta see olukord veidigi paraneb, sest me ei räägi erihoolekandest, me räägime täna kinnise asutuse ja kohtumääruse teemadest. See, mis erihoolekande probleemid on ja 49 miljonit, sest ka see, mis praegu toimub Viljandis, Merimetsas ja Sillamäel, kus ei ole võimalik erinevas seisundis olevate inimeste selline ma ei ütle eraldamine, aga vähemalt vastava teenuse pakkumine. Siin on väga raske leida töötajaid, sest varem või hiljem juhtub see, et seal toimub selline olukord, mis võib kahjustada nii töötajaid või siis teisi, kes on suunatud sinna kinnisesse asutusse. Et kas te oskate öelda järgmise aasta osas ka seda, sest ma usun, et teie ja justiits- ja digiministrina muretsedes, et kohtuotsused täidetud saaksid, peaksite olema väga toetav ka selle täiendava raharessurssi jagamisel ja muidugi tuleb väga tänada ajakirjanik Kadri Ibrust, kes need teemad on läbi aastate hoidnud luubi all, sest ei omavalitsused ega lähedased seda tihti teha ei jõua. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest, aga nüüd ma pean küll tunnistama, et mul ei ole väga detailset ülevaadet hea kolleegi sotsiaalminister Karmen Jolleri eelarve jagunemisest niisuguses detailsuses. Saan kinnitada seda, et 2025. aasta alguses ehk tänavu aasta alguses toimus meil ühine nõupidamine, kus oli siis Sotsiaalministeerium, Justiits- ja Digiministeerium, samuti ka riigi peaprokurör, kus me seda temaatikat vaatasime ja Justiits- ja Digiministeerium esitas oma seisukoha, kinnitades üle, et kohtulahendid tuleb igal juhul täita ja samuti me rõhutasime, et ohtlikke inimesi ei tohi jätta ilma vajaliku hoole ja järelevalveta lihtsalt seetõttu, et puudub piisav arv standarditele vastavaid teenuskohti. Ja rõhutasime, et õigusriigi vaates on prioriteediks see, et kui ikkagi me räägime siin inimeste elude kaitsest, ehk me räägime sellest, et inimene on ohtlik kas iseendale või teistele, siis tuleb tagada tema üle järelevalve olemasolu ja seda isegi juhul, kui kiirete ümberkorralduste käigus näiteks palati suurus või personali arv ei ole päriselt lõpuni kooskõlas teenuse standardiga õigusriigi toimimise vaates, on ikkagi selle järelevalve olemasolu tagamine kõige olulisem prioriteet. Aitäh ja lisaküsimuse esitab Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea esimees, lugupeetud minister. Kahtlemata ootamatusi esineb igas valdkonnas. Et on see siis mõni kriis või tõepoolest, et üllatuslikult kohtuotsusega saadetakse kinnisesse erihoolekande osakonda 3 inimest rohkem või 5 inimest vähem, et selliseid asju ikkagi juhtub. Nüüd põhjus, miks me siin seda teemat arutame, on tegelikult ju erihoolekande alarahastamine. Kui valdkonnas on aastaid olnud rahapuudus, kohti napib, esinevad järjekorrad, siis ka see, kui ühel aastal tavapärasest keskmisest 2-3 inimest enam saadetakse kinnisele erihoolekande teenusele kohtumäärusega, et see tekitabki probleeme. Nüüd, kuna Riigikokku on jõudnud valitsuse aasta kõige tähtsam eelnõu, riigieelarve,
siis seal kahjuks seda erihoolekande alarahastamise probleemi ei lahendata. Sotsiaaldemokraadid on juba koostanud muudatusettepaneku ja täna anname selle ka rahanduskomisjonile üle, et erihoolekande alarahastamise küsimust lahendama hakata, et luua nii uusi kohti, kui maksta seal osakonnas töötavatele inimestele väärikat palka. Kas teie ministrina leiate, et selline muudatus eelarves on vajalik? Aitäh! Aitäh! Praegune riigieelarve eelnõu sisaldab palgatõusu. Nüüd, mis puudutab ülejäänud detaile konkreetsetes hooldekodukohtade tüüpide jagunemises ja kõiges selles, ma kahjuks ei oska hea kolleegi Karmen Jolleri eest siin seda olukorda detailselt tutvustada. See on teise ministri haldusalas. Mina vastutan selle eest, et ühiskonnas oleks tagatud üldine ohutus ja selle üldise ohutuse tagamiseks, nii nagu seadusandlus ette näeb, need regulatsioonid olen ma teile tutvustanud. Ja saan üle korrata selle, et tõepoolest meil on olemas teenusstandardid, tõepoolest kui kohus sellise otsused teeb, arstid seal ju ka osalevad, siis ju see on ikkagi ju igatepidi läbi kaalutud otsus, aga selle täitmine võiks meie hinnangul olla prioritiseeritud niimoodi, et see esimene prioriteetsus on ikkagi selle järelevalve tagamine. Selleks on tegelikult päris palju erinevaid võimalusi. See kiire lahendus, mida on tegelikult kohe vaja, võib olla lahendatud ka mitmel muul moel, kui perspektiiv on see, et jõutakse ikkagi sellesse kinnisesse erihoolekande teenusele. Nii et ma pigem vastaksin niimoodi, et kui tekib, nii nagu te ise väga õigesti ütlesite, kohtulahend võib tulla või kohtuotsus võib tulla ju osapooltel ootamatuna ja maksumaksja üldist koormust silmas pidades võib-olla nipsust ongi väga keeruline seda sageli järgmise 10 sekundi jooksul lahendada, aga selleks, et seda lahendada 10 päeva jooksul või ka ma ei taha rääkida 10 kuu jooksul, aga et seda lahendada, seal on mitmeid paindlikumaid võimalusi nagu tee peal ka, mida ikkagi kiiresti saaks paika panna. Ühiskonna vaates, inimese elu ja tervise kaitse vaates on oluline meie hinnangul see, et järelevalve selle inimese üle tuleb vastavalt sellele kohtuotsuse sisule tagada kiiresti. Suur tänu! Sellega me lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Aga liigume edasi ja tänane kolmas küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Teemaks on 2026. aasta riigieelarvesse käibemaksust laekuvate tulude struktuur, sealhulgas elektri- ja soojamüügist laekuva käibemaksu rahaline suurus. Ja küsib siis Riigikogu liige Aivar Kokk, palun. Aitäh, austatud juhataja ja minister. Ma vaatan riigieelarvet ja esimese rea peal tulude poole pealt näitab, et riigisisene käibemaks on ainult 500 miljardit eurot. Läheme järgmise rea peale, näeme, et tegevuspõhise eelarve juurest näitab, et 25% on eelarve struktuurist protsendiga käibemaks. Ja ei ime, et riigieelarve vahendite konsolideeritud eelarve juures näitab tabel, et käibemaksu osakaal on lausa 30%. Millist rida uskuda, ei oska öelda, aga me näeme siin tabelis, et kui aktsiisid on ilusti lahti kirjutatud, alkoholi, tubaka, kütuse, pakendi, elektriaktsiisid, kõik on eraldi ridadega, siis kahjuks käibemaks on 4,6 miljardi juures ühe reana ja kahjuks rahandusminister esimese lugemisel ei osanud vastust anda ja siiamaani ei ole ka kirjalikku vastust saanud, siis ma küsin peaministri kohustusena teid, et kindlasti olete saanud rahandusministeeriumis vastused, milline on siis selle käibemaksu struktuur ja kui suurt osa siis tuludest tuleb nii elektri tootmisest ja müügist kui ka soojamajandusest. Aitäh! Lugupeetud saadik, aitäh küsimuse eest. Siin laua taga on ilmselt ikkagi ka pädevam inimene sellele vastama, aga ma siis püüan, nii nagu ma oskan. Käibemaksu struktuur on natuke segane küsimus.
Käibemaks on käibemaks, meil ei ole eraldi oma käibemaksu erinevatele nii-öelda aladele, meil on erinevad käibemaksumäärad, aga maks on ikkagi ühetaoline ja ühesugune. Ehk siis, et kui te loetasite aktsiise, siis seal on erinevad aktsiisid, aga käibemaks on üks ja sama. Nüüd eelarveprognoosi kohaselt on 2026. aastal käibemaksu laekumiseks prognoositud kokku 4,64 miljardit eurot, mis on 11% enam kui 2025. aasta prognoositud laekumine. Ja käibemaksu tulu kasv tuleb eratarbimise, kodumajapidamiste ja valitsussektori investeeringute pealt ja valitsussektori lõpptarbimiskulutuste ehk käibemaksu baasikomponentide kasvust. 2025. aasta teisest poolest alates kehtima hakanud 24% käibemaksu standardmäära mõju on 105 miljonit eurot, mis on 0,2% 2026. aastaks prognoositud SKP-st. Rahandusministeerium koostab käibemaksu prognoosi kogu summana, mitte tegevusalade või konkreetsete kaupade ja teenuste lõikes. Maksulaekumise prognoos põhineb maksubaaside, maksuaugu ja maksumuudatuste näitajatel. Kuna eelarveprognoosis käibemaksu laekumise struktuuri tegevusalade kaupa ei jaotata, ei ole võimalik eristada elektri- ja soojusenergia müügist laekuvat käibemaksu osa. Seda saab teha tagantjärgi, kui vaadata siis elektri- ja soojusenergia müüki, mis kuulub EMTAK koodi 35 alla. Ja kui vaadata 2024. aasta tegelike käibedeklaratsioonide andmeid, siis moodustas energeetika tegevusala käibemaksu laekumine kokku ligikaudu 66 miljonit eurot, mis on alla 2% kogu tegevusalade laekumisest. 27. kuni 29. aastani suureneb käibemaksu tulu standardmäära tõusu mõjul kogu käibemaksu laekumine 225 miljoni euro võrra. Aitäh! Suur tänu. Ja Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. No ma sain nüüd peale viimase 3 lause, te lugesite ette seda, mida eelarve seletuskirjas on. Aga kahjuks ei ole küll see teie valdkond, aga kuna te olete täna peaministri kohustest, see ei ole ju võimalik, et eelarvet tehakse kokku ja seal ei ole paigas, kust tulud tulevad. Et lihtsalt öeldakse, et kuskilt on 24%, kuskil on käibemaks 9%, kuskil on veel üks võimalus käibemaksul. Et väga selgelt on ju näha, et kui on elektrimüügist, kui palju on kas või 2024, siis see on ja selle järgi prognoositakse järgnevaid asja. Sama on soojamajandus. Kuidas on võimalik siis riigieelarvet teha, et kulude pool kirjutatakse lahti, aga tulude pool on praktiliselt pime. Keegi ametnik ütleb, et võiks olla selline. Ma paluks küll väga selgelt vastust, et kui palju on prognoositud soojamajandusest, ehk siis, ja kui palju on elektri poole pealt. Me teame, mis on elektrikulu, 3% on elanikkonnale, 3% on transpordile, 3% on tööstuspoolele. Et mis need numbrid siis tegelikult on? Mind kui eelarvekomisjoni liiget huvitab see väga. Aitäh! Ja aitäh täiendava küsimuse eest. Ma siiski pean natuke selgitama, et tõepoolest ei tehta, ei ole minu ala, aga püüan. Tõepoolest ei tehta prognoosi niimoodi, et mitu saiapätsi inimene tõenäoliselt järgmine aasta ostab ja kui palju sealt meile käibemaksu laekub või kui palju ta järgmine aasta elektrit tarbib ja kui palju meile sealt käibemaksu laekub. Et sellist prognoosi ei ole võimalik teha, selliseid prognoose ka mitte kunagi pole tehtud. Et prognoos baseerub siiski maksulaekumiste, prognoos põhineb maksubaasil, maksuaugul ja maksumuudatuste näitajatel. Et need on põhinäitajad, millega prognoose tehakse. Ja prognoosis on ilmselt piisav elastsus sees selleks, et tulude ja kulude baasi üksteisele palju lähemale tuua. Aga ei ole mina prognoosi ekspert. Ma arvan, et oleks õiglasem, kui te võib-olla selle küsimuse esitaksite kirjalikult nendele, kes prognoosi teevad, aga loogiline on ka see, et tegevusalade kaupa ei ole võimalik käibemaksu nii detailselt prognoosida, et see prognoosi mudel on ikkagi midagi muud. Aitäh! Suur tänu. Ja kuna lisaküsijaid ei ole, siis Aivar Kokk, et te saate selle võimaluse lisaküsimuse esitamiseks selle konkreetse küsimuse raames, palun. Ja aitäh, austatud minister, et ma siis natukene koolitan või õpetan, et väga lihtne. Me teame täpselt palju Eestis elektrit tarbitakse aastas.
Ja see prognoos on väga, väga selge ka järgnevatel aastateks. Seoses sellega ostab Eesti riik ka elektri rohetarbijatelt tuulikute päikeseenergia poole pealt. Nii et see number oleks Rahandusministeeriumil olnud teile väga lihtne öelda. Soojamajandusega on natukene võib-olla keerulisem, aga elektri tootmisel seda ei oleks. Et ma loodan küll, et ma saan kirjaliku vastuse nendele küsimustele. Aitäh! Küsimust küll ei olnud, oli kommentaar, aga ma tänan selle kommentaari eest. Aitäh! Ja sellega me lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Läheme edasi. Tänane 4. küsimus on justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostale. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teemaks on sideteenuste maksumus. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister. Ma arvan, et te kindlasti mäletate, et umbes aasta tagasi, kui ma vaatasin üle, nimelt siis 7. oktoobril 2024, me siin suhtlesime teiega ühel esmaspäevasel päeval, oli arupärimine ja teemaks oli siis internetiühendus, miks Eestis on see üks Euroopa aeglasemaid. Me vist olime tol ajal eelviimasel positsioonil. Ma pean ausalt ütlema, et ma ei tea, kus me oleme praegu, aga vist ei ole väga palju see asi paremaks vahepeal läinud. Ja lisaks sellele, et see on aeglane, see on ka hästi kallis, eriti võrreldes näiteks Läti ja Leeduga. Ja vot seda ma tegelikult kontrollisin üle ja võin öelda, et see olukord ei ole vahepeal eriti muutunud, vähemalt niimoodi ütlevad igasugused rahvusvahelised analüüsid. Minu küsimus on see, et teil kindlasti on mingisugused värskemad, autoriteetsemad andmed selle kohta, et kuidas siis see olukord on aastaga paremaks või hullemaks läinud ja kas vahepeal on ka Eesti riik valitsuse näol teinud midagi selleks, et see oleks ikkagi kiirem ja odavam ja et me ei oleks kuskil seal Euroopa Liidu viimastel kohtadel. Aitäh! Aitäh! Ja ma väga tänan kõigepealt teid, et te seda tõesti Eestile kui digiriigile olulist teemat ikkagi fookuses aitate ka siin saalis hoida. Nüüd kõigepealt, mis puudutab hindasid, siis jah, Euroopa Komisjon avaldab sideandmeid ja ka üldiseid andmeid regulaarselt, aga need hinnapakettide ülevaated, mis seal on seotud Eesti vaates ühe väga suure probleemiga ja selle probleemi sisu on see, et Eesti paistab Euroopas ja ka tegelikult maailmas silma letialuste hindade suure osakaalu poolest. Ehk et need hinnad, mis kuvatakse nii-öelda ametlikult ja mis sageli on inimestel kasutuses, ei ole tegelikud hinnad. Tegelikud hinnad on need, mida pakutakse teile siis, kui te teatate oma mobiilsideoperaatorile, et te soovite tema juurest liikuda teise mobiilsideoperaatori juurde, siis ta pakub teile madalamat hinda, et teid tagasi võita. Statistiliselt alustas eelmisel aastal numbri liikuvust 147 000 klienti ja 71 000 nendest üksnes reaalselt operaatorit vahetas, ehk et rohkem kui pooltele tehti siis senise operaatori poolt uus pakkumine madalama hinnaga ja nad osteti nii-öelda tagasi senise operaatori juurde. Ja sellest lähtuvalt oleme me alustanud üsna suurt muutust. Ja selle muutuse sisuks on siis see, et inimestele oleks kättesaadavad need tegelikud odavamad hinnad kohe ja saavutame selle läbi, et see numbri liikuvuse aeg oluliselt kiireneb niimoodi, et praegune sideoperaator ei jõua seda tagasiostupakkumist või letialuse hinnapakkumist teha. See suunaks õiglasemale konkurentsile ja suunaks sellele, et kohe pakutaks neid odavamaid hindu ja kui teine konkurent tuleb välja siis hea kampaaniaga, et siis ka tõesti tarbija näeb, et seal on ka päriselt siis odavamad hinnad. Sellega me oleme läbinud siis kooskõlastusringi teleoperaatoritega.
praegu käib üksikute tehniliste küsimuste lahendamine, mis seal on välja toodud. Nimetame seda piltlikult öeldeks selleks, et kuidas vanaema saab helistada lapselapsele, juhul kui tal on siis see pakkumine. Nüüd ma ülejäänud pakette ei jõudnudki praegu siin tuvastada või ülejäänud tegevusi, mis me teeme, ei jõudnudki praegu tutvustada. Suur tänu. Vadim Belobrovtsev, teil on täpsustav küsimus, palun. Just, kui selline võimalus praegu tekib, sest mul ongi lisaküsimus, aga ma kohe suunaks teid ikkagi sinna, et mina räägin pigem just niinimetatud statsionaarsest internetiühendusest, mitte niivõrd mobiilsest, sest mobiilühendus on meil iseenesest võrreldes teiste Euroopa riikidega täiesti konkurentsivõimeline, ehk seal nii palju neid probleeme ei ole, see ei ole väga kallis ja kiirusega seal ka nagu suuri probleeme ei ole. Mina räägin just nendest ühendustest, mis on inimestel kodudes või siis töö juures. Ja vot siin kahjuks seda progressi nagu ei olnud eriti näha. Ja siis tahakski just sellest rääkida ja küsimus on ka selles, et siis 7. oktoobril eelmisel aastal, nagu te ütlesite, et Konkurentsiamet on võtnud 2025. aasta tööplaani, et nad analüüsivad sideteenuste jaeturgu ja loodetavasti saame me kõik sellest analüüsist targemaks ja konkurentsiolukord läheb paremaks, mis puudutab just sideteenuseid. Nii et minu küsimus on siis see, et kuidas on vahepeal läinud siis just selle statsionaarse internetiühendusega kiiruse ja hinna mõttes ja teiseks, kas Konkurentsiamet on juba midagi analüüsinud, kas mingid tulemused on ka juba teada? Aitäh selle täiendava võimaluse eest. Konkurentsiamet on seda analüüsi alustanud, aga analüüs ei ole veel valmis. Nüüd tegevused, mida vahepeal on tehtud selleks, et läheks ka see statsionaarne osa paremaks. Esimene samm oli tänavu veebruaris, kui määrati Telia, kes on siis kõige suurema selle statsionaarse võrgu omanik, määrati Telia märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks, millega seoses rakendusid Teliale uued ja täiendavad kohustused hulgituru konkurentsi elavdamiseks. Ja need uued kohustused kiideti ka eelmise aasta lõpus Euroopa Komisjoni poolt heaks ja rakendusid need tegelikult alles nüüd augustikuust, nii et mõju on tulekul. Ma ei jõua neid, arvestades vastamise aja lühidust, ette lugeda kõiki, aga see on siis 11 täiendavat meedet, mis tegelikult Teliale rakendusid ja need siis näevad ette seda konkurentsi olukorra parandamist. Teine muudatus just selle statsionaarse internetiühenduse konkurentsi olukorra parandamiseks on Riigikogu menetluses olev eelnõu 655, mis näeb ette siis ka tervet rida samme ja loodetavasti see eelnõu kenasti siin oma eesmärki täidab. Ja kolmas asi, mida ma välja tooksin, on siis 45 miljonit eurot, mida me oleme suunanud täiendavate kaablite väljaehitamiseks koostöös siis kohalike omavalitsustega. Kohalikud omavalitsused selgitavad välja need konkreetsed aadressid, mis vajaksid head sideühendust esmajärjekorras ja seal on siis ka rakendatud muid andmebaase ehk et püüdes vältida siis eelmiste kordade vigu. Samuti on siin ka näiteks selline erisus, et ehituse ajal tarbijale liitumishind on maksimaalselt 200 eurot, samal ajal sidekaabli väljaehitaja jällegi saab oma raha sõltuvalt sellest, kui palju on reaalseid liitujaid. Ehk et selliste tegelikult üsna massiivsete muudatustega, mis kas on juba töös, juba jõustunud või kohe jõustumas, see olukord peaks paranema küll. Aitäh teile! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Anti Allas, palun. Aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud minister. Et üks asi on kindlasti sideteenuse maksumus ja see on ka oluline, aga sellest veel olulisem on, et milline on see sideteenuse kättesaadavus ja eelkõige minu rõhuasetus on siis kiirel internetil, et äkki te valgustate, et milline on siis see pikk plaan, kuidas kiire internet ja millise aja jooksul lõpuks jõuab
Eesti regioonidesse, maapiirkondadesse, mis aja jooksul ta jõuab ja kas uue aasta eelarves on ka plaani, et kui palju siis selle jaoks on nagu eraldatud vahendeid? Aitäh. Suur tänu, igati asjakohane küsimus. Praegune kehtiv plaan ligipääsude loomiseks tugineb ikkagi lairiba baasvõrgul ja juurdepääsuvõrgul ja on välja arvestatud, et selleks, et see jõuaks kõikide majapidamisteni, on kogu eelarve umbes 800 miljonit eurot. Niisugust summat tõenäoliselt Jürgen Ligi saab ka kinnitada, meil riigieelarves tõepoolest ei ole. Ja järgmise aasta riigieelarves on 45 miljonit eurot siis ühenduste rajamiseks, mis on võrreldes kõikide seniste aastatega kõige suurem summa üldse, mis on kunagi selleks eraldatud. Nüüd, kuna seda puuduolevat circa 750 miljonit eurot, me ennem vastasime ju küsimustele, mis puudutab erihoolekonnet ja näeme, kui suur on meil väga mitmes piirkonnas ja valdkonnas Eestis rahavajadus. Ma julgen öelda, et meil tõenäoliselt seda 750 miljonit täisulatuses nagu kokku ei tule. Ja seetõttu me oleme algatanud selle ülevaatuse, et kas see kehtiv arenguplaan on lõpuni päris õige, sest me maksumaksjatena ei suuda seda kõike ära katta. Vahepeal on ka tehnoloogia arenenud, on tekkinud õhu kaudu palju kvaliteetsemad ühendused, mida paljud pered ka juba kasutavad, mida on oluliselt odavam pakkuda ja kus jõuab oluliselt kiiremini lahendusteni, et vaadata seda võimaluste paletti ikkagi laiemalt. Samuti ka eelnõu, mis on Riigikogu menetluses juba, see 655 numbriga, mis siis puudutab ka seda sidemastide rajamise kiirendamist, et see peaks andma ka suuremat võimalust tõesti kvaliteetsele internetisidele, mis rahuldab enamike majapidamiste vajadusi. Väga suure läbilaskevõimega valgussidekaableid tegelikult kõik majapidamised Eesti Vabariigis ei vaja. Et selles mõttes see arutelu selle üle, et mis meie tegelik vajadus on praegu igati asjakohane. Aitäh teile! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Riina Sikkut ja teemaks on huviharidus. Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea esimees, lugupeetud minister. Sel nädalal saime lugeda uudist ka sellest, kuidas loodushariduse pakkumist sel aastal on muudetud ja eks ta on kärbete tulemus. Et Keskkonnaamet on kärpinud nii looduskeskusi, Endla Iisaku keskus pannakse kinni, inimesed koondatakse ja muutnud reegleid, mille alusel siis hüvitatakse kulusid, mis koolidel siis keskkonnahariduse programmides osalemisega kaasnevad. Tagajärjeks on see, et pea poole vähem lapsi saab käesoleval aastal keskkonnaharidust ja transpordikulusid ei hüvitata, mis tähendab, et kaugemalt osalejatel on palju keerulisem senises mahus keskkonnaharidust saada. Me oleme uhked olnud akadeemilise edukuse üle ja PISA testide tulemuste üle, mis on kahtlemata väga väärtuslik. Ja on tore, kui lapsed töövihikus suudavad puulehe osi nimetada või tunnevad loomi pildi pealt ära. Aga nad ei ole neid samu taimi ja loomi looduses näinud. Nüüd, kuidas teie, olles peaministri ülesannetes, selgitate seda, et kärped tabavad ikka Tallinnast eemale jäävaid piirkondi, et Tallinnasse me investeerime, avatakse loodusmaja, muuseum kolib, Keskkonnaamet saab ilusad ruumid, aga piirkondades laste jaoks keskkonnahariduse kättesaadavus halveneb nii mahult kui ka sellesse samasse loodusmaja jõudmise tõttu. Et miks tehakse sellised valikud ja ei peeta silmas haridust laiemalt, mitte ainult häid eksamitulemusi ja töövihikute täitmist? Aitäh!
Aitäh selle küsimuse eest. No vot, nüüd on hea näide sellest, et kui küsimust täpselt ei küsita, siis ei saa ka seda vastust täpselt anda. Et kui küsimus on ainult huviharidus, siis ma saan teile väga pikalt rääkida huviharidusest, aga mina ei saa vastata Keskkonnaameti tehtud kärpeotsuse üle. Sellepärast, et selleks oleks ma pidanud selle teema ära täpsustama nende käest. Et see on nagu võib-olla järeldus siit on see, et esitage küsimused hästi detailselt, sest siis me tegelikult saame päriselt ka neid põhjuseid ja andmeid küsida. Täna mul jääb see vastus tegelikult andmata teile, sellepärast, et mul ei ole lihtsalt seda informatsiooni. Mina ei saa, see ei ole minu haldusala, ma ei saa vastata Keskkonnaameti kärpeotsuste kohta, kas need olid üldse kärpeotsuseid või on see mispidi ressursside ümbertõstmine, ma ei tea. Aga küsimusele ma kuidagi vastama pean ilmselt, eks ma siis püüan huviharidusest rääkida. Kohalikud omavalitsused on peamised huvihariduse pakkujad ja rahastajad. Ja meil on ikkagi viimase 8 aasta jooksul huvihariduse rahastus väga tugevasti tõusnud. Suur osa muidugi huviharidusest läheb investeeringutesse, ehk siis kohalikud omavalitsused on väga palju investeerinud taristusse ja see on peamiselt sporditaristu, et 2024. aastal rahastasid kohalikud omavalitsused huviharidust, huvitegevust ja noorsootööd koos investeeringutega taristusse kokku 208 miljoni euroga, ehk siis ühel aastal läheb huviharidusse Eestis tervikuna kokku 208 miljonit eurot, sellest siis lisaks sinna on siis veel 9 miljonit riigitoetust, aga riigitoetus on üliväike pisku võrreldes sellega, kui suur tegelikult on huvihariduse raha. 208 miljonit jaguneb järgmiselt. Sport on pool sellest, ehk siis, et 104 miljonit on spordi, seal on taristu ehitus, on ilmselt see kõige suurem kulu. Noorsootöö ja noortekeskusi rahastasid kohalikud omavalitsused 21 miljoniga ja noorte huviharidust ja huvitegevust 83 miljoniga. 83 miljonit on see summa, mis huvihariduse ja huvitegevuse rahastamisel läheb. Ja ma väga eeldan, et selle sees on ka loodusteemaline huviharidus ja keskkonnaalane õpe. Aga ma ei saa neid detaile teile öelda, sest ma neid täpselt ei tea. Ja võib-olla teine oluline aspekt on siis see, et Eesti hariduse infosüsteemi järgi pakuvad siis huviharidust Eestis 712 erahuvikooli ja 137 munitsipaalkooli, nii et ja ka väga valdav enamus lapsi tegelikult saab huviharidust erahuvikoolidest, mitte munitsipaalkoolidest, nii et väga loodan, et seal sees on siis ka need loodusasjad, aga ma jään kahjuks selle detailse vastuse teile siin võlgu. Aitäh! Suur tänu! Riina Sikkut, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, hea esimees, lugupeetud minister. Mis mul jääb üle muud kui nentida, et peaministri töö ongi raske. Tuleb selgitada kõigi ministrite portfellides tehtud valikuid, sõltumata sellest siis, et mis need detailid täpselt on. Ja mina ei palu teil juhtida Keskkonnaametit. Küsimus oli selgelt nii, seal oli 2 aspekti. Üks on see, kas me väärtustame ainult akadeemilist tulemust või ka seda, et lapsed tunneksid Eesti loodust, ma ei tea, oskaksid staadionil joosta, hüpata või heegeldada või ükskõik, mis on need päris elulised aspektid, mis töövihiku ja nutivaailma kõrval ka tähtsad on. Ja teine oli regionaalne aspekt, et tegelikult me näeme kõigis valdkondades seda, et on see kohtumaja, mis pannakse kinni Põlvas, riigigümnaasiumid, mida ehitatakse Tallinnasse ja pannakse kinni maakoolid. Nüüd on jõudnud see tegevus ka keskkonnaalase hariduse pakkumiseni, kus tõepoolest nii investeeringud kui töökohad on Tallinnas ja kompenseeritakse ka selle kärbitud summa eest tõenduspõhiseid või häid õppeprogramme, mis on täiesti ratsionaalne, mõistlik, arusaadav, aga mis paneb löögi alla maapiirkondades elavad lapsed. Ehk siis investeeringuid ei tehta maapiirkonda, töökohad koondatakse Endlast ja Iisakust ja ei hüvitata transpordikulusid, mis teeb maapiirkonna lastele ka Tallinnas pakutavate keskkonnaprogrammide kättesaamise keerulisemaks. Et sõltumata sellest, kui palju te teate Keskkonnaameti eelarvest, küsimus on selles, kas tähtis on ainult akadeemiline haridus või see, et lapsed näevad taimi ja loomi ka päriselt. Ja teiseks see, et iga otsuse puhul tuleb ka regionaalseid mõjusid kaalutleda ja praegu jääb mulje, et siin seda tehtud ei ole. Aitäh!
Aitäh selle küsimuse eest. Ma siiski jään oma vastuse juurde. Selleks, et teiega arutleda selle üle, kas regionaalset aspekti on kärbitud, kas laste võimalusi keskkonnaharidust saada mujal kui ainult Tallinna linnas on kärbitud, selleks on vaja tegelikult mul teada, et kas seda päriselt on juhtunud. Et muidu me teiega arutame siin selle üle, et kärbiti ei kärbitud, aga mul ei ole tegelikult mitte mingisugust fakti all, mis ütleb, et on kärbitud. Võib-olla Keskkonnaamet tegi need teenused ümber, ma ei tea, ma lihtsalt tõesti ei tea ja selle tõttu ma ei laskuks võib-olla sellesse debatti, sellepärast et selleks on vaja tegelikult reaalselt teada, mis otsuseid tehti ja milline mõju nendel otsustel on. Kui üldfilosoofiliselt arutleda, siis me oleme teiega ka siin Riigikogu puldis ka seda varem arutanud. Huvihariduse kättesaadavuse mõju lapse akadeemilistele tulemustele on otseselt korrelatsioonis. Ehk siis mida rohkem laps tegeleb huviharidusega, seda parem on tema õpiedukus ka koolis. Ja see sotsiaalmajanduslike lõhede mõju vähendamisel on huviharidusel väga-väga suur roll. Nii et sellist arutelu me võime siin ka edasi pidada ja ma arvan, et see on oluline ja ma vaatasin välja ka tegelikult statistika, mis vajab ilmselt natuke detailsemalt sisseviimist, aga murelik on tõesti see, et meil on vanuses 7–19 55% noori, kes ei osale üldse huvihariduses. Ehk siis üle poole selles vanuserühmas olevatest noortest tõenäoliselt huvihariduses ei osale ja selle tõttu on oluline, et koolid õppeprogrammi sees tegelikult neid võimalusi pakuksid. Et kui kooli väliselt, mitteformaalses hariduses need noored ei osale, siis kooli õppeprogrammi sees täna on väga palju neid võimalusi käia seda keskkonnaharidust tegemas kooli õppeprogrammi raames, et seal ta oleks võimalikult kättesaadav. Aga kuidas ta seal korraldatud nüüd on, seda debatti ma kahjuks teiega seda pidada ei saa, sest ma peaksin sellest midagi teadma. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Tiit Maran, palun. Ja aitäh. Mu küsimus lähtub enam-vähem samast loogikast. Nagu te ilmselt teate, siis peetakse mitteformaalset haridust selliseks, mis peab toetama formaalset haridust. Ja kui me vaatame nüüd selle formaalse hariduse poolt, pean siis silmas ökoloogilist ja bioloogilist haridust, siis see tundub mitte kõige paremas korras olevat, vähemalt kui statistika näitab, et 56% bioloogia õpetajatest lahkub ennem, kui nad on 40-aastaseks saanud. Et midagi on seal väga paigast ära ja sellest seisukohast see mitteformaalne haridus, mida siis pakuvad teised struktuurid, ma möönan, et see ei ole teie valdkond, aga ajakirjandust te ju ikka loete ja kui te näete, et liikumine on suunas, kus aastakümnete jooksul välja töötatud loodusharidussüsteem muutub järjest rabedamaks, kaob ära, tsentraliseeritakse Tallinnasse, regioonides neid ei ole, et see peaks teile muret tekitama, sest see paratamatult mõjutab ka seda formaalset poolt, mida te ise oma eelmises vastuses väga ilusasti välja tõite. Ja nüüd mul siis küsimus, et kas te olete sellel teemal suhelnud auväärt see on siis keskkonna ja energiaministriga, kelle valdkonda see jääb, et kas te olete proovinud aru saada, sest midagi ei ole teha, et see, et üks asi on ainult ühe ministeeriumi valdkonnas, ei tähenda, et tal on palju suurem tähendus Eesti üldises kontekstis, eriti kui arvestada, kui oluliseks muutuvad juba lähiaegadel või õigemini ongi juba muutunud meil praegusel hetkel keskkonna, looduskaitse, metsa teemad ja me valmistame ette inimesi, kes nendest asjadest õieti võib-olla et aru ei saa. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Sain täpsustavat informatsiooni. Vahepeal püüan siis seda informatsiooni võib-olla teile edastada. Infotund ikkagi lõpuks. Tõepoolest, diskussioon on tõusnud keskkonnahariduse õppekäikudest ja selgub, et Kliimaministeerium tegi ümber nende rahastamise süsteemi. Kui varem taotlesid nendeks õppekäikudeks raha koolid ise ja see kulus peamiselt transpordile, siis nüüd rahastatakse otse kvaliteedimärgisega keskkonnaharidusprogramme. Ehk siis need rahad on läinud teise kasutusse. Uus süsteem tagab, et keskkonnatasudest tulev raha läheks päriselt keskkonnahariduse pakkumiseks ja samamoodi ei maksa Kultuuriministeerium ju ka kinni teatrisse sõitmise bussi, vaid teatripileteid ehk siis seda ligipääsu sellele teatrile. Süsteemi muutust küsisid keskkonnahariduskeskused ise ja õpilaste arv vähenes seetõttu, et raha kogusummana vähenes. Ma saan aru, et on kärbitud sealt 200 000 ja ühe programmi kohta saab raha rohkem. See annab võimaluse programmide kvaliteeti tõsta, et siis vähendati tegelikult neid programme, mida rahastatakse arvuliselt, aga ühe programmi kohta, mis siis rahastusse jäi, sai raha rohkem.
ja süsteem rakendus alanud õppeaastast, et see tähendab, et uus lahendus on toimunud 2 kuud. Hetkel on kaugelt liiga vara uue süsteemi edukust hinnata ja anname aega ka valdkonnale sellega kohaneda. Kui on vaja süsteemi ümber muuta, saab seda teha. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 6. küsimus on justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostale. Küsib Riigikogu liige Riina Solman ja teemaks on kohtureform. Riina Solman, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud minister. Eestlased on pigem rahvas, kes ei ole väga kohtu uste kulutamise usku ja sinna jõutakse tavaliselt suure mure korral, aga kohus on riigi põhiseaduslik institutsioon ja see peab töötama laitmatult. Mõni aeg tagasi rääkis Pealtnägija saates Harju maakohtunik Alan Bean, et ta on mõelnud ametivahetusele, sest see stress ei ole seda väärt. Ka tema kolleeg, kohtunik Merit Bobrõšev ütles, et sa teed ja teed, aga ei näe hetke, kui võiks rahulikult hingata. Täna on ERR-is Riigikohtu esimees Villu Kõve avaldanud põhjaliku artikli, kus ta kirjeldab venivaid menetlusi ja kutsub üles süsteemi reformile. Ma loodan, et te olete sellest omavahel kõnelenud ja see pole vaid Riigikohtu esimehe julgustükk neid probleemikohti seal avalikult avaldada. Kõve loost paistab, et kohtusüsteem soovib muutust, aga milline on teie reaktsioon sellele ministeeriumi juhina? Mis on teie nägemus, sammud ja kui on olemas, siis ka plaan? Suur tänu selle küsimuse eest. Riigikohus tõesti on Eestis see instants, kes vaatab kohtusüsteemi nii-öelda seespoolt ka tervikuna ja Villu Kõve Riigikohtu esimehena on neid kohtusüsteemi süvenevaid probleeme käinud mitmel aastal ka Riigikogu ees ette kandmas. Ja tõesti saan kinnitada, et mitte ainult temaga, vaid ka Eesti kohtutega laiemalt oleme me neid küsimusi nüüd aasta otsa vaaginud. Riigikogu menetluses on eelnõu 632, mis on põhiseaduskomisjoni menetluses ja ringi on ära käinud väljatöötamiskavatsus kohtunike töökoormuse ühtlustamise, asenduskohtunike ametisse nimetamise, kohtunikele lisatasu maksmise võimaldamise ja teiste ettepanekute kohta kohtute töö efektiivsemaks muutmiseks. Ma tahan siin kohapeal tänada väga põhiseaduskomisjoni liikmeid ja põhiseaduskomisjoni esimeest Ando Kivibergi. Minu hinnangul on toimunud väga hea protsess, kus põhiseaduskomisjon on võtnud üksipulgi ka Justiits- ja Digiministeeriumi poolt esitatud ettepanekud ette ja leidnud mitmeid võimalusi, kuidas seda olukorda teha veel paremaks ja tõhusamaks. Ehk et tunnistan siinkohal, et tõesti see 632 seaduseelnõu, seda saab teha paremaks, nii nagu on nende avalike arutelude käigus välja tulnud. Ja me oleme peatselt ka neid parandusettepanekuid esitamas, tutvustame neid juba sel nädalal tegelikult, kuna see nädal on juba ka käes, siis ma lühidalt loetlen, mis need sammud on. Selleks, et inimestel oleks lihtsam kohtusse pöörduda, et inimesed saaksid kiiremini oma otsused kätte ja et kohtutel oleks võimalik rohkem spetsialiseeruda, siis on eesmärgiks võetud ühe maakohtu, ühe halduskohtu, ühe ringkonnakohtu moodustamine. Selleks on tehtud ka siis põhiseaduslikkuse analüüs ja see põhiseaduslikkuse analüüs tõi välja selle, et see on põhiseaduspärane, ent lahendada tuleb inimestele ja kohtunikele kohtute asukoha küsimus. Siin me läheme üle siis tulemuslepingutele Riigikoguga läbirääkimistel, vähendades oluliselt täitevvõimu osa ja suurendades siis avalikku läbipaistvust. Kuna see aeg on lühike, ma rohkem ei jõua siin tutvustada, aga vastus teie küsimusele lühidalt on jah, me jagame neid muresid ja jah, me oleme aasta otsa intensiivselt töötanud koos kohtunike, õigusteadlastega ja üldsusega nende küsimuste lahendamisel ja päris hea projekt on kokku saanud. Aitäh! Suur tänu! Riina Solman, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees.
Lugupeetud minister, see kohtuasjade lahendamise kiirus erineb just piirkonniti. Näiteks Tartus ja Pärnus saavad asjad sageli kiiremini liikuma kui Tallinnas. Eraldi teema on meil veel Ida-Virumaa, kus Jõhvi kohtumaja sulgemine tekitas väga suuri pingeid. Küsin ka selle kohta, et millised on plaanid seal, kas see jääb alles nii regionaalpoliitilise Eesti riigi instantsina. Aga minu küsimus puudutab tegelikult ka veel paindlikku tööjaotust, digilahendusi ja tehisintellekti kasutamist tugiülesannetes. Milline see visioon on, kas see rohkem meeskonnapõhist tööd ja ka veel AI toel standardiseeritud eelmenetlust, on see ka turvaline? Suur tänu nende küsimuste eest. Alustan Jõhvi kohtumajast. Seal tõepoolest oli ikkagi esil see probleem, et kuna ka kohtud täidavad kärpeülesannet, siis kohtute eelarve koosneb majadest ja inimestest, tähtsuse järjekorras öeldes inimestest ja majadest, ja Jõhvi kohtumajas oli 9 saali. 9 saalis toimus aasta jooksul vähem istungeid kui Harju Maakohtus 2 saalis. Ehk et seda ruumi oli oluliselt rohkem, kui kohus tegelikult oma tegevuseks vajas. Viru kohtu esimeheks on asunud vahepeal Priit Kama, kelle tegevust ma väga tunnustan, kes on leidnud head lahendused, kuidas seal ruumiprogrammi kokku tõmmata, nii et kohtupidamine jääb Jõhvi alles, aga eelarve on senisest palju mõistlikumalt kasutatud. Seega saan kinnitada, et tõesti kohtujuht Priit Kama tegevus just Ida-Virumaal Eesti riiki esil hoida, leides selleks siis sobivad kokkuhoiukohad, on olnud väga suurt tunnustust vääriv. Nüüd, mis puudutab digilahendusi, siis jälle mul on võimalus nüüd kiita Riigikogu rahanduskomisjoni, kes otsustas, kuna Riigikohus on põhiseadusliku institutsioonina otse läbirääkimistes Riigikoguga, siis rahanduskomisjon erinevalt valitsuse ettepanekust otsustas ikkagi anda Riigikohtule täiendavad vahendid kohtute infosüsteemi uuendamise lähteülesande väljatöötamiseks. Ma leian, et see on väga hea lahendus, sellepärast et tõepoolest meie need digiarengud ei ole praegu kohtusüsteemis eeskujulikud. See on seotud ka väga killustunud juhtimisega, mida me teistpidi nagu parandame, aga väga hea oli näha, et Riigikogu võtab oma ülesannet igati tõsiselt ja veel kord rõhutan üle, mul ei ole põhjust siin kiita iseennast, vaid just nimelt Riigikogu, et see digiteerimise uuendamise kohtute infosüsteemi uue lahenduse lähteülesanne selle vajaliku rahastuse ikkagi sai. Selleks, et niivõrd keerukas iseseisvas süsteemis need lahendused hästi tööle läheksid, ongi kavas enneolematu lahtiühendamine täitevvõimust kohtusüsteemi jaoks, mis on teistes Euroopa Liidu liikmesriikides juba toimunud, Eesti on siin maha jäänud, ja ka tegelikult selle kohtusüsteemi enda vastutuse tõstmine, et neid digilahendusi oleks lihtsamalt võimalik ka täide viia. Aitäh teile! Suur tänu! Ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Lisaküsimus. Ja juhataja, lugupeetud minister. Et selle kohtureformist võiks nagu pikalt rääkida, ma tean, et te teate rohkem, kui võib-olla Riina siin nagu arvas. Aga kui nüüd küsida, kuidas te iseloomustate kohtunikkonda nende reformide vajaduse osas? Jah, Villu Kõve tõesti on kirjutanud ja kirjutab täna, aga see on nii oluline teema ja nii lai, et ma saan ainult ühe küsimuse esitada. Aitäh. Aitäh. Kõigepealt ma avaldan tunnustust loomulikult Eesti kohtunikkonnale. Tegemist on Eesti Vabariigi kõige parimate argumenteerijatega, kes loomulikult toovad välja neid endid puudutavates muudatustes kõikvõimalikud küsimuse kohad erakordse põhjalikkusega. Ja just see on tegelikult olnud ka see
põhjus või taust, miks me oleme seda eelnõud muutmas, et võttes arvesse kogu seda tagasisidet. Ma isiklikult väljendan oma head meelt selle üle, minu arust on see väga hea protsess, kui täitevvõim teeb ühe eelnõu ja asjasse puutuvad inimesed sellele aktiivselt kaasa mõtlevad, esitavad oma murekohti, oma ettepanekuid, need loomulikult kõik ei kattu, kohtunikud on erinevatel arvamustel ka siin, aga me oleme püüdnud kõikidele nendele esitatud arvamustele ikkagi vastused leida ja selle tõttu me muudame oluliselt seda eelnõud, mis Riigikogu menetluses juba on. Et see on minu hinnangul ikkagi kõige parem viis demokraatlikult protsesse edendada ja arendada, et tõesti teha need vajalikud muudatused, mis on analüüside ja arutluste käigus välja tulnud. Ja veel kord väga soovin kiita Riigikogu põhiseaduskomisjoni, kellel üle väga-väga paljude aastate, kui mitte üldse esimest korda, oli avalik arutelu selle üle, et me ei räägi ainult kohtunikest. Me ei tee seda reformi ju kohtunike jaoks. Me teeme seda reformi Eesti inimeste jaoks, Eesti ettevõtete jaoks, kes kohtus käivad. Et kohtusüsteem ei ole mitte kohtunike jaoks, vaid kohtusüsteem on Eesti inimeste jaoks. Ja vabandust. Kogun ennast pärast Jürgen Ligi märkust siin kõrval, et kohtusüsteem on Eesti inimeste jaoks ja tegelikult see, mida me näeme statistikast, et see kohtupidamine on läinud aeglasemaks, kohtuotsused võtavad kauem aega, nende kvaliteet on selles mõttes langenud, et üha rohkem on neid edasikaebamisi, samal ajal kui kohtunike arv on kasvanud ja kohtuasjade arv on vähenenud. Et siin tuleb tõesti leida ikkagi süsteemseid lahendusi just kohtusse pöörduvate inimestele kiiremini selle otsuse tagamiseks ja et see otsus oleks ka õiguskindlam ja paremini ette ennustatav. See on selle reformi peamine eesmärk. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Enne kui läheme edasi, on käsi püsti Peeter Ernits, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Palun. Hea juhataja, et ma saan aru, et see on igivana küsimus, et praegu on kutsutud siia lugupeetud rahaminister on siia ja ta on raskelt frustratsioonis, et keegi temalt ei küsi ja nügib lugupeetud justiitsministrit, et kuidas seda olukorda lahendada, et kui on välja pakutud 3 ministrit, aga ühte hoitakse kuival praegusel hetkel rahaministrit ja siis ta frustratsiooni, ma mõistan, et hakkab segama naabrit. Et kuidas seda lahendada, et ei peaks aega raiskama? Te juhite tähelepanu väga õigele küsimusele, et Riigikogu juhatus on korduvalt pöördunud ka Riigikogu liikmete poole, et registreeritud küsimusi oleks esitatud siis kõikidele Vabariigi Valitsuse liikmetele, kes infotunnis osalevad ja ma pean ütlema, et olukord on oluliselt paremaks läinud ja tõepoolest meil on olnud ka rida infotunde, kus küsimusi on tulnud kõigile infotunnis osalevatele valitsuse liikmetele. Aga nüüd etteruttavalt võin teile ka öelda, et me asume 7. küsimuse juurde. Pärast seda on võimalik end registreerida uuesti küsimuse esitajaks ja siis on võimalik esitada ka küsimus 3. Vabariigi Valitsuse liikmele, kes pole täna neid küsimusi saanud, nii et see võimalus on ka täiesti selgelt tänase infotunni raames olemas ja see on ka meie reeglites väga selgelt sätestatud, nii et võib-olla te tõesti ei ole nendes infotundides osalenud siin, kus küsimusi on olnud vähem ja kus siis pärast registreeritud küsimuste lõppemist on veel võimalik neid küsimusi esitada, aga täna meil suure tõenäosusega selline võimalus avaneb, sellepärast et me oleme jõudnud 7. küsimuseni. Ja 7. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Jaanus Karilaid ja teemaks on segadus riigi juhtimisel. Jaanus Karilaid, palun. Aitäh istungi juhatajale. Kõigepealt muidugi heale haridusministrile õnnesoovid, et on suudetud olla 2% toetusega valitsuses ja olla veel ka peaministri ülesannetes. See on tegelikult politoloogiline fenomen.
omada ühiskonnas toetust 2% ja olla siin meie ees tegelikult peaministri ülesannetes. Aga võib-olla Jürgen Ligi, kes kogu aeg segab vahele, et võib-olla see ongi sellepärast, et Jürgen Ligi saaks olla rahandusminister, kellel ei ole nägemust, kuidas tõmmata käima meie majandust, kuidas teha korda rahandus. Kui me vaatame seda korralagedust, mis me näeme ka tervishoius, me vaatame tegelikult, me näeme, et majandust pole suudetud käima tõmmata, me kiratseme majanduse mõttes, me näeme, et rahandusminister on ükskõik, talle antakse asekantsleri poolt ette mingid memod, laulab seda laulu viisakalt meile ette. Kas tervishoius, majanduses, rahanduses, energiapoliitikas, igal pool võib vaadata vastu segadus tegelikult. Ja kui me vaatame ka neid kohalike valimisi tulemusi, Reformierakond, kes on täna siis peaministri erakond, sai 78 omavalitsusest ainult ühes kohas valimisvõidu. Nibin-nabin Viimsi vallas. Igal pool andsid tegelikult Eesti inimesed sõnumi, me ei taha enam Reformierakonda. Neil pole nägemust, neil pole visiooni, neil pole professionaalsust tegelikult riigi juhtimisega hakkama saada. Et kas, ütleme, tänane valitsus on arutanud ka juba seda, et tagasi astuda, et kas siis mõelda selle peale, et teha tõsisem valitsusremont või mõelda ka selle peale, kes võiks olla uus peaminister. On see olnud teemaks või on ükskõik, et ka Reformierakond on nõus kukkuma 2%-le, nii nagu ka Eesti 200, ja te purjetategi rahuliku ülbe näoga, nagu Jürgen Ligil on, 27. aasta märtsini välja, mõlemal toetus 5-6% ja mitte mingisuguseid poliitikakorrektuure tegelikult ei tehta. Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Ma politoloogilist fenomeni siiski selgitaks, et reitingud ei ole politoloogiline fenomen, aga demokraatlikus süsteemis on see põhimõte, et mandaat tuleb teha lõpuni. Et ebastabiilsuse külvamine reitingute pealt ei ole tegelikult see, mis demokraatias peaks tegelikult toimima. Ehk siis inimesed on saanud mandaadi, valija on andnud oma mandaadi, selle mandaadi realiseerimiseks on 4 aastat ja on olemas väga erandkordlikud olukorrad, kus seda mandaati saab katkestada või tuleks katkestada. Ja loomulikult ei tule oma mandaati üle istuda. Ka demokraatia eeldab seda, et mandaadi lõppedes tuleb küsida uus mandaat. Nii et uut mandaati läheme me kõik teiega koos küsima valijatelt 27. aasta märtsis. Aga kuni 27. aasta märtsini tuleb realiseerida olemasolevat mandaati ja seda olemasolevat mandaati me praegu ka realiseerime. Nüüd tõstsite üles mitmeid küsimusi, et on väga suur segadus tervishoius, energeetikas, rahanduses, võib-olla seal oli veel, ma ei jõudnud üles kirjutada. Ma võtan võib-olla ühe kaupa need valdkonnad ette. Energeetikas oli tõepoolest väga suur segadus enne Venemaa suuremahulise agressiooni puhkemist Ukraina vastu. See segadus seisnes selles, et Euroopa oli ühelt poolt ennast totaalselt sõltuvaks teinud Venemaa maagaasist ja teiselt poolt oli segadus selles, et fossiilsete kütuste osakaal energeetika tootmises oli suur ja Eesti oli sellest 100% sõltuvuses. See segadus kestis väga kaua, eelnevate valitsustega EKREIKE valitsuse ajal otsuseid ei tehtud, ehk siis tegelikult kestis see vana olukord, mille puhul kõik teadsid, et see ühel hetkel lihtsalt kukub kokku, see viib hinnad väga kõrgele tarbija jaoks ja eratarbija jaoks ja ettevõtete jaoks on see olukord katastroofiline ja see kõik kulmineerus 22. aastal, kui algas sõda. Ja kulmineerusid mitmed aspektid. Nüüd alates 22. aastast võimul olnud valitsused Eestis on tegelikult väga suuri samme astunud energeetikas selleks, et lahendada ära tegelikult see probleem. Üks hetk, lugupeetud Vabariigi Valitsuse liikmed, et kui te soovite videosid vaadata siin infotunnis, et siis kahjuks see segab nii vastajaid kui küsijaid ja kuulajaid. Ja seda ei ole korrektne teha. Et ma olen Riigikogu liikmetele teinud vastava sisulisi märkusi, kui nad on siin heliga kuulanud videolõike. Täpselt samamoodi ma pean seda tegema ka Vabariigi Valitsuse liikmetele, sest selliselt ei ole võimalik infotundi pidada. Aga proua minister, jätkake palun, et ma annan teile need puudu olevad 45 sekundit praegu juurde. Palun. Aitäh!
22. aastast alates on energeetikas tehtud väga olulisi otsuseid ja väga otsustavalt liigutud ka sinna suunas, et meie energeetikapakett oleks esiteks vähem sõltuv fossiilsetest kütustest, on tehtud otsused totaalsest sõltuvusest Venemaast lahti öelda. Väga tugevasti on võideldud selle nimel, et ka kogu Euroopa sellest Venemaast sõltuvusest lahti ütleks. Ja uusi energiatootmisvõimsusi on Eestisse väga kõvasti juurde tulnud. Nii et valitsused, kes on võimul olnud 22. aastast alates, on tegelikult neid otsuseid teinud ja mina küll segadust energeetikas ei näe. Me liigume väga selgelt selles suunas, et nii sõltuvus Venemaast ja ka Euroopa sõltuvus Venemaast, kui ka Eestis toodetav energeetika varustuskindlus, tema mitte sõltuvus fossiilsetest, vaid pigem ikkagi energia tootmine taastuvatest allikatest oleks see, mis on meie tuleviku perspektiiv. Tervishoidu. Tervishoius on olnud pikka aega kuhjuv Tervisekassa puudujääk. Ja see on kuhjunud kõikide valitsuste ajal, eriti drastiliselt suureks muutus see puudujääk COVID-i kriisi ajal, kus väga suurelt kasvasid tervishoiukulud. Selle kriisi ajal olite ka teie toona valitsuses. Sellest kriisist välja tulemiseks, kus need defitsiit muutus eriti suureks, on valitsused 20. aastast alates teinud samme selleks, et seda defitsiiti vähendada. Mina väidan, et tervishoiusüsteemis on rahastuses liikumine õiges suunas. Suureks mureks on eraarsti kättesaadavus, nii et sellega ka tegeletakse. Ma võin pikalt siin veel rääkida asjadest, kus valitsus on samme astunud. Aitäh! Me saame ka seda arutelu jätkata, sellepärast, et siin on veel võimalus esitada täpsustav küsimus ja siis on võimalus ka veel ühel Riigikogu liikmel esitada lisaküsimus. Aga Jaanus Karilaid, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, istungi juhataja. Ja üks fundamentaalteema jäi tõesti puudutamata, see on majandus ja heal haridusministril on võimalus siis seda oma vaatepunkti meile avada. Et kui me näeme, kuidas Soome on tegutsenud, kuidas Leedu on tegutsenud, et tegelikult nad on majanduskriisi tingimustes teinud eraldi investeeringuprogramme taristusse, teedesse ja erinevatesse ühendustesse. Ja me näeme, et Soome ja Leedu tegelikult tulevad paremini majanduskriisist välja, suudavad oma majandust kasvatada. Et kas on olnud siis rahandusministri Jürgen Ligi dogmad, mis on keelanud tegelikult seda majandusmudelit meil muuta. On näha, et kui Jüri Ratas oli peaminister, tegelikult me suutsime viia majanduskasvule, investeeringuid teha ja iseenesest on see kahtlemata seoses ka töökohtadega, inimeste heaoluga. Et mis on see põhjus, kas see on teie pika plaani osa, et ei tegutse kiiresti, et miks me ei ole suutnud majandust ikkagi käivitada, mis on nii fundamentaalne küsimus, mille kaudu me saame tõsta nii õpetajate ja treenerite palkasid ja kogu tegelikult meie ühiskonnas teenuseid parandada, et meie majandus kiratseb, et kas on olnud see dogmaatiline rahandusminister, kes istub teie paremal käel, kes on olnud takistuseks ja võib-olla tõesti suurema mahulisem valitsuse remont on siin lahendus. Aitäh! Jaa, aitäh. Eesti investeeringud. Ma pean siiski teie fakte või väiteid, mida te esitasite, korrigeerima. Te võrdlesite Eesti eelarve investeeringuid Soome ja Leeduga, väites, et Soome ja Leedu on teinud mastaapseid investeeringute programme. Pean siiski täpsustama, Euroopa Liidu kõige suurem investeerija on Eesti. Ehk siis Eestis on eelarve osakaalus investeeringute osakaal Euroopa absoluutses tipus. Ehk siis meie oleme absoluutselt kõige suurem investeerija. Võin tuua näited lihtsalt oma valdkonnast, haridusvaldkonnas. Eesti on mitte ainult Euroopa tipus, vaid ka tegelikult igasuguste arenenud riikide tipus haridusinvesteeringute poolest ja väga suur osa investeeringutest läheb ka hariduse valdkonda. Nüüd majanduse kiratsemisest. Minu arust, kui see oli eelmisel nädalal majandusanalüütik, mis ta on Nestor, neid Nestoreid on palju, Mihkel, mitte Siim. Mihkel Nestor avaldas väga hea artikli, kus ta analüüsis mitme aasta andmete pealt üle selle, mis on Eesti majanduslanguse või nii-öelda pikalt kestnud majanduslanguse taga olnud. Ja ta tõi välja väga olulised kaks aspekti. Üks on töötleva tööstuse toodangu langus. Töötleva tööstuse toodangu languses oli väga suur roll tegelikult puidutööstusel ja puidutööstus, ma räägin Jürgen aja täis, siis sa ei pea rääkima, et puidutööstusel on toodangu languse taga olnud Põhjamaade kinnisvaraturgude väga tugev madalseis.
kuna need olid peamised eksporditurud, siis need turud on väga pikka aega olnud väga tugevas madalseisus. Teine mure on olnud loomulikult toorme kättesaadavus seoses Venemaa rünnakuga Ukraina vastu, muutus toore vähem kättesaadavaks ja loomulikult on olnud põhjuseks ka tööjõukulude kasv ehk siis palgakasv, mis on päris märkimisväärne Eestis olnud viimase 3 aasta jooksul. Nüüd puidutööstus moodustab päris märkimisväärse osa Eesti töötlevast tööstusest ja puidutööstuse eripära on ka see, et ta on väga kõrge lisandväärtusega. Nüüd Põhjamaade kinnisvaraturgude olukorda meie muuta ei saa. Selle mõju puidutööstuse langusele Eestis on väga tugev, küll aga puidutööstus ise on täna jalgu alla saamas, seda me näeme ja orienteeruvad üle ka Saksamaa turgudele, Poola turgudele, mis on oluliselt paremas seisus olnud mõnda aega, nii et loodetavasti ka sealt see kasv tuleb. Ja teine koht, kus majanduslangus on olnud tugev, on seotud sellega, et energeetikakulud on tõusnud, aga energeetikamuredest me teiega eelmises vastuses rääkisime, ehk siis sellest, et tegelikult 10 aastat tegemata otsused lõid energeetikas meie ettevõtete pihta 2022. aastal, kui tekkis täiuslik torm, ehk siis Venemaa agressioon Ukraina vastu lõi energia hinna väga kõrgeks. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Riina Solman. Palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud minister. Minu küsimus puudutab mõneti küll ka seda segadust riigi juhtimisel just eelarve osas, aga pigem väga spetsiifiliselt haridusvaldkonda puudutavat laste osakaalu, keda nüüd põlvkondade kaupa jääb järjest vähemaks. Ehk tähendab, et seal jääb raha üle teenuste pakkumisel. Kas te olete teinud säärase analüüsi? Sotsiaalministeeriumisel on see analüüs olemas ja sellega nad ka järgnevas riigi eelarvestrateegias juba arvestavad. Et seda raha ei võeta nüüd väiksemate põlvkondade arvelt muudele poliitikatele, vaid see jääb siis lastega perede teenuste jaoks. Kuna väiksemad põlvkonnad sünnivad ja inimesed koonduvad nagunii tõmbekeskustesse, siis ma küsikski selle kohta, et kas te olete säärast arvestust teinud ja kas see väiksemate põlvkondadele teenuse pakkumine tähendab teil ka regionaalpoliitilisi muudatusi, kas te tõmbate veel koolivõrku koomale, et on ka selliseid plaane? Aitäh selle küsimuse eest. Ma nüüd pean täpsustama, et koolivõrku ei oma riik. Koolivõrk on kohalike omavalitsuste oma. Ja Eesti riik maksab kohalikele omavalitsustele haridustoetust. Haridustoetus baseerub tõesti õpilaste pearaha peal. Nii et kui õpilaste arv väheneb, siis väheneb ka haridustoetus, mida kohalikele omavalitsustele makstakse. Ja see tõenäoliselt siin lähima 10 aasta jooksul väga tugevasti kohalike omavalitsustele makstavat haridustoetust mõjutab summaliselt. Ja tõenäoliselt mõjutab see ka koolivõrku, ehk siis, et kooliklasside kokkutõmbamine, liitklasside loomine on tõenäoliselt tagamaades päris akuutne murekoht. Teisalt, laste arv suurtes linnalistes keskustes kogu aeg kasvab ja ta kasvab ka meil järgnevatel aastatel, ehk siis koolivõrgu ei mõjuta ainult demograafilised näitajad, vaid koolivõrku mõjutab väga tugevasti õpiränne. Ja see õpiränne on aastatega aina süvenenud ja mitte ainult gümnaasiumis, vaid see õpiränne on täna ka põhikoolis juba, ehk siis liigutakse põhikooli ka juba linnalistesse keskustesse ja see väga tugevasti mõjutab neid väikeseid maakoole ja nende sulgemisotsuseid. Sellest tulenevalt on tegelikult valitsus eraldi välja töötanud 6-klassilistele koolidele toetusmeetme, mis ei oleks nii tugevasti sõltuv pearahast, ehk siis laste arvust, vaid sellest, et see kool vähemalt, kui koolis käib, 25 õpilast, et see kool vähemalt siiski püsib ja seal on võimalik õpetajatele palka maksta. Nii et see toetusmeede meil täna mitte plaanis kinni panna mitte kuskil ei ole, selleks, et neid tagamaalisi väikeseid maakoole siiski toetada, sest tõesti linnadesse ränne ka põhikoolis täna on juba päris märkimisväärne. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Aga head kolleegid, et me oleme nüüd registreeritud küsimused kõik jõudnud käsitleda ning infotunni aega on meil jäänud veel pisut vähem kui pool tundi, siis on võimalik infotundi jätkata formaadis, kus Riigikogu liikmed saavad registreerida end küsimuse esitamiseks ja vastavalt siis järjekorrale on võimalik Vabariigi Valitsuse liikmetele küsimused esitada. Küsimuse esitamiseks täpselt samamoodi nagu ka varem 2 minutit, vastamiseks aega 3 minutit ning
kui te nüüd esitate küsimuse Vabariigi Valitsuse liikmele, siis öelge ka küsimuse alguses väga täpselt, et millisele ministrile teie küsimus on suunatud. Ja läheme siis edasi, meil on siin vähemalt 3 registreeritud küsimust, neist esimene küsija on kolleeg Aleksandr Tšaplõgin. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, küsimus justiitsministrile, vabandan, härra Ligi. 10. oktoobrist jõustub Euroopa Liidu määrus poliitilise reklaami läbipaistvuse kohta, mis oma sõnastuse tõttu võib oluliselt mõjutada ka Eestis meeleavalduse korraldamise õigust. Nagu teie varem märgisite, näeb määrus ette, et kui ürituse eesmärgiks on mõjutada seadusandlikku protsessi, näiteks riigieelarve eelnõu, võib seda tõlgendada poliitilise reklaamina. Sellest tulenevalt tekib mitmeid küsimusi. Kuidas on ministeeriumis hinnatud riski, et õpetajate, päästjate või politseinike ametiühingute meeleavaldused võivad sattuda poliitilise reklaami alla? Kuidas selline regulatsioon suhestab põhiseadusliku õigusega koguneda ja meelt avaldada? Ja millised on täpsed kriteeriumid, mille alusel ametnikud hakkavad hindama, kas konkreetne meeleavaldus on poliitiline reklaam või mitte? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Nii nagu eile siin samas saalis sai tutvustatud seda poliitreklaami otsekohalduva määruse peaaegu et ühte ainsat punkti, mida me Eesti õigusesse peame üle võtma, ehk see on siis vastava kontaktpunkti järelevalveorgani loomine, milleks saab siis Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Amet koos Andmekaitse Inspektsiooniga. Sai ka kinnitatud üle see, et Eesti ei toetanud seda määrust, pidades seda poliitreklaami definitsiooni õigusselgusetuks. Ja 8. oktoobril on Euroopa Komisjonis valminud juhend selle poliitreklaami määruse rakendamiseks, kus poliitreklaami definitsioon on lahti kirjutatud 15 leheküljel. Liikmesriikidel on tekkinud terve rida küsimusi ka selle 15 lehekülje lugemisel. Mis siis täpselt ja mis täpselt läheb poliitreklaami alla, mis täpselt sinna ei lähe. Aga nüüd kõige olulisem osa, mitte ühelgi moel see poliitreklaami määrus ei ole seotud õigusega koguneda ega meelt avaldada. See õigus on inimestele endiselt täpselt samasugusel moel tagatud. Tõsi on see, et määruse eesmärgiks on tagada suurem läbipaistvus sellisteks puhkudeks, kui kas valimistulemusi või seadusandlikke protsesse või rahvahääletusi soovitakse mõjutada mis tahes viisil organiseeritult. Määruse selgitus toob välja selle, et juhul kui on tegemist inimeste isikliku arvamuse väljendamisega, siis see ei ole poliitreklaam. Juhul kui aga on tegemist organiseeritud üritusega mõne näiteks juriidilise isiku poolt, milleks tehakse ka mingisuguseid kulusid ja kus siis väljendatavad sõnumid on seotud seadusandliku protsessi mõjutamisega, siis peaks mingil moel see läbipaistvus rahastuse eesmärgipärasuse või eesmärgistatuse, selles suhtes olema näidatud. Aga veel kord, see on väga ebaselge kõik. Eesti lähtekoht on selles, et ebaselguse tõttu me ei menetle, ei karista, vaid kuni selguse saabumiseni ikkagi piirdume suulise nõustamise ja juhendamisega. Aitäh teile! Suur tänu! Ja järgmine küsija on kolleeg Jaanus Karilaid. Palun siis ette öelda ka, et millisele ministrile on küsimus suunatud, et ma meenutan, et üks Vabariigi Valitsuse liige siit valitsuse loosist ei ole veel saanud võimalust vastata, aga Jaanus Karilaid, palun. Pange Jaanusele siis aeg ka nulli. Aitäh istungi juhatajale ja teeme siis koostööd. Siin viimaseid kuid ametis olevalt rahandusminister Jürgen Ligilt. Et me oleme muidugi aastaid kuulnud teie eneseimetlust ja eksimatust. See ei ole üllatus, et te tõusete püsti ja hakkate ennast kiitma ja ennast imetlema. Aga tegelikult oleks poliitilisele kultuurile
väga vajalik, et ka olekski mingi enesekriitika. Et on läbi kohaliku omavalitsuse valimised, Eestis on 78 kohalikku omavalitsust. Reformierakond sai ainult ühes väga napi võidu Viimsi vallas. Igalt poolt vaatas vastu tegelikult häving. Kas see on sõnum sellele, inimeste sõnum sellele, et see segadus maksupoliitikas, segadus rahanduspoliitikas, see, et teil pole nägemus, kuidas tõmmata käima Eesti majandus, te lihtsalt loksute kaasa ametnike jutuvadaga ja kas te teete siit mingid korrektuurid, et te peate oma poliitikat muutma, midagi teistmoodi tegema, kas mingi enesekriitika siit tuleb või tuleb ainult tegelikult see, et süüdi on Jüri Ratas, Isamaa, Haapsalu, Jaanus Karilaid ja mis iganes, või te suudate natukene ka teha mingeid korrektuure, et rahanduspoliitikas ja majanduspoliitikas on mingi nägemus, kuidas saada Eesti majandus käima, mitte olla Euroopa Liidu punane latern. Valijad on rääkinud. Aitäh. Aitäh, kuidas on teie enesekriitikaga? Te tulete, laimate, seate sõnu ritta, millele ei ole tegelikult võimalik vastata. Omistate mulle omadusi, mis on mulle võõrad. Aga kuidas teie valimistulemusega oli Haapsalus? Kas valija andis teile mandaadi, et te võite mind süüdistada? Mulle muide andis. Mulle on antud korduvalt valijaga isikumandaati. Mitu teile on antud? Kus on teie teod poliitikas peale teiste tänitamise? Kus on teie saavutused? Majanduse teemal siin kolleeg, ma võin teile öelda, et oma erakond ei tahtnud valimisnimekirja Haapsalus, aga mina ei tõstnud isiku iseloomustust. Te kulutasite oma aja minu tänitamisele isegi teistelt küsides haridusministrilt majanduse kohta. Miks mitte minult? Tema vastas viitas ühele analüüsile, siis, ma ei saa nüüd ise öelda, Mihkel Nestorile. Ja ma võin öelda, et ma olen andnud palju põhjalikumad ülevaated Eesti majanduse mõjuritest, Eesti majanduslanguse põhjustest. Ma võin veel mitu sellist tegurit, mis toetuvad analüütikule. See on häbematus, et te ütlete, et mina räägin ametniku juttu. Mina ei ole ametnike suuvooder kunagi olnud. Ma juhin ametnikke, ma olen ise analüütik, ma olen ise ökonomist, ma võin teile rääkida pikalt majanduse teguritest. Ja võin teile öelda ka statistiliselt, Eesti oli eelmises kvartalis, mille andmed on käes, Euroopa esimese 3 hulgas majanduskasvult. Niimoodi käibki asi, tsükliliselt. Ma ei ole õnnelik nende väikeste numbrite üle, ma ei kelgi nendega, ma ei kirjuta neid enda arvele, aga see on häbematus, et Isamaa mõnitab oma Isamaad kogu aeg. Halvustab kõike seda, mida Isamaa on teinud ja praegu revideerib, tegelikult halvustab oma poliitikas. Te olete nüüd muidugi Isamaas, sellepärast aga kogu see stiil ei ole Isamaa oma, mida te räägite. See on Keskerakond, mida te teete. 2 minutit tänitate küsijat, halvustate Eesti Vabariik ja siis justkui nagu küsiksite midagi. Proovige uuesti. Aitäh. Aitäh. Jaanus Karilaid, palun. Teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Juhatajas, aga tõesti küsimus, et kus on enesekriitika, et kui antakse 78 kohast ainult mandaat ainult ühes ja mitte ühtegi sõna selle kohta, et peaks poliitikaid korrigeerima. Ma palusin spetsiaalselt vasta sellele, et milliseid poliitikaid peaks korrigeerima. Ja vastu tuleb tegelikult ainult sõim. Mitte midagi ei ole muutunud ja ma loodan siiralt, et tegelikult Jürgen Ligi 2 kuu pärast enam valitsuses ei ole. Nii, aitäh. Te nüüd kasutasite küll vastusõnavõttuna seda, mis pidi olema küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, et me ei saa seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks. Aga me läheme edasi sellepärast, et on veel küsimusi ja kolleeg Peeter Ernits on järgmine küsija. Palun. Hea juhataja, mul on küsimus haridusministrile ja küsimus on aabitsast. Palamusel on praegu lahti suur aabitsa näitus, kus räägitakse aabitsa, ei hakka rääkima, mis aabits kujutab endast igale rahvale selle ajalugu tänase päevani välja. Ja väga kummaliselt on peale Eesti aabitsa lugu kirjeldatud seal ja näidatud Saksamaa, mille mõjusfääris me oleme. Ja on Läti aabitsa.
aga ei ole ühtegi rida ja rääkimata veel ekspositsiooni. Soome, mis on meile väga lähedane, Rootsi aabitsaloost, ega ka Venemaa, kuna me oleme sellel piiririik ja mis on samuti meid väga palju mõjutanud. Aga seest on eraldi toodud välja Ukraina aabitsalugu. Ei ole toodud mingite muude riikide, tõesti on Sloveenia ja nii edasi, aga minu küsimus on, et kas see on, kuidas te hindate seda? Ukraina on oluline praegusel olus, aga Eesti kultuurile ja lugemiskultuurile ja õppimiskultuurile on ta väga-väga kauge riik. Miks ei ole sellel näitusel Soomet, aabitsate lugu, Rootsi ja Venemaa, meie heade naabrid, aga on Ukraina. Miks? Suur tänu selle küsimuse eest. Tõepoolest sellepärast, et nüüd tekkis huvi minna Palamuse muuseumisse aabitsa näitust vaatama oma lastega, et ma lihtsalt ei olnud teadlik. Ja Palamuse muuseumi kodulehelt on väga selgelt öeldud, miks on sellel näitusel Eesti, Läti, Ukraina, Sloveenia, Saksamaa ja Itaalia aabitsad, sellepärast, et see näitus on nende riikide koolimuuseumitega koostöös kokku pandud. Ehk siis see on rahvusvaheline koostöö, mille raames need aabitsad on tehtud. Ma väga loodan, et Eesti riigimuuseumid Venemaa koolimuuseumitega koostööd ei tee. Meil ühist väärtustruumi nendega ei ole. Ma loodan, et tulevikus tuleb see koostöö Soome, Rootsi ja teiste riikide koolimuuseumitega, nii et ei ole mingit põhjust muretseda, et ilmselt ka Soome ja Rootsi aabitsa ajalooga on võimalik Eestis tõenäoliselt tulevikus kunagi tutvuda. Aga see on praegu nende riikide koolimuuseumitega koostöös tehtud näitus ja suur tänu selle küsimuse eest. Peaksin minema tegelikult Palamusele seda näitust vaatama. Aitäh! Aitäh! Riina Solman, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud ministrid, et kuna Jürgen Ligi sai võimaluse korra juba vastata ja siis tekkis selline vaidlus siin saalis, ma esitan ka talle küsimuse veidi loomingulisem poole pealt, et ta saab oma ökonomisti ja analüütiku oskusi rakendada. Kõigepealt muidugi härra Jürgen Ligi, Jaanus Karilaid ei olnud küll sellises seisundis, et teda keegi ei tahtnud nimekirja. Mina isegi kutsusin teda Tallinna nimekirja. Nii oli. Et ta kindlasti on hinnatud isamaalaste hulgas. Aga küsimus puudutab tegelikult rahvastiku ja demograafia poliitikat. Nimelt teie erakonnakaaslane proua Joller on saanud valmis perepoliitika analüüsiga, mis ütleb, et see konkreetne majandus või see on ka majandusvaldkonnana käsitletav, sest et inimesed on tegelikult ju need, kes meile väärtust loovad, tuleb viia Stenbocki majja nii peaministri vastutusalasse. Ja see tähendab seda, et seda poliitikat peaksid siis peaministri korraldusel rakendama kõik valitsuse ministrid. Ehk kui teie rahandusministrina teete poliitikat, peaksite kogu aeg jälgima, kuidas see mõjutab teie finantsinstrumendid ja igasugused juhised mõjutavad rahvastiku ja sündimuspoliitikat. Palun öelge, kas te näete võimalust seda sellisel kombel rakendada, nagu see perepoliitika analüüs ette näeb, et see muutub valdkondade üleseks. Nii nagu kunagi teie kõrvalistuv justiitsminister omal ajal võrdsusvolinikuna, võrdõiguslikkuse volinikuna ütles, et võrdsuspoliitika käib iga poliitika ette, kui midagi rakendatakse. Et nüüd siis sündimus- ja rahvastikupoliitikat. Kas saate seda rahandusministrina rakendada? Aitäh. Kõigepealt, mis puudutab Jaanus Karilaidu, siis tema on ju haapsallane. Kui te tahtsite teda Tallinnas päästa ja nimekirja panna, siis see on ainult kinnitus, et teda ei tahetud Haapsalu nimekirja. Kohalikud valimised on need. Ei, mul on informatsioon selle kohta ja ta kindlasti oleks jätnud kandideerimata, aga kui tal oleks olnud võimalus. Aga perepoliitikaga on küll niimoodi, et ma olen sellega väga palju tegelenud, aga Isamaale ma tuletan meelde, et pered ju moodustavad, inimesed ju moodustavad ühiskonna ja seal peaks kehtima mingisugused üldised reeglid, mida on deklareerinud ka erakond Isamaa. Mitte küll Res Publica, aga Isamaa. Et kõigepealt maksavad inimesed makse,
ja nendest maksudest tehakse midagi üldiselt kasulikku, mis on olulisem, mida ei saa üksi teha, aga mis on olulisem kui sularaha ja sellepärast maksed. Näiteks oma riik üldiselt, aga ka erinevad teenused ja perepoliitika alus peaks olema ikkagi see, et inimeste makstud maksudest ei maksta neile mitte raha tagasi valdavalt, valimatult, vaid tehakse teenuseid nagu haridus, tervishoid, huviharidus, sellest on ka täna juttu olnud. See on riigi mõte. Ühised asjad, mida üksi ei saa teha. Tehakse koos kogutud raha eest. Toetuste puhul tähendab see seda, et eelistatakse toetamisel kõige nõrgemaid ja kõige nõrgemaid eluperioode. Näiteks lastega kodus olemise aega. Vanemahüvitis selles mõttes koos Isamaaga tegime. See oli vist küll Res Publica tol ajal. Aga meie programm ja ma ei ütlen, et see on peaaegu veerand sajandit tagasi tehtud programm minu käega muide. Mul oli parajasti see ülesanne, kus põhimõtted tegelikult ei ole muutunud. Aga me ei loonud seda illusiooni, et sündimus on riigi käes. Me ei loonud seda illusiooni, et rikkus paneb sünnitama. Tegelikult on asjad statistiliselt vastupidi ja see, mida riik peab tegema, on töö ja pereelu ühitamine. Selleks ongi haridus, huviharidus, tervishoid, erinevad sellised meetmed. Tähendab ühise raha eest. Sellel on iibele mõju, kui inimesed näevad, et lapse kasvatamine töö kõrvalt on võimalik. Aga otseselt toetustega ikkagi inimesi sünnitama ei vii. See peab olema elukorraldus üldiselt. Aitäh! Suur tänu! Ja järgmine küsija on Peeter Ernits, palun. Ja juhataja, ja ma küsin haridusministrilt peaministri ülesannetes. Kõik teavad, et Kristen Michal ja tema parem käsi, rahaminister Ligi on juhtinud Eesti kindlates kätes mudaliigasse. Ja usaldus on olematu, aga võimul olemine on jätkuv. Ma küsin, et te olete praegu peaministri kohusetäitja. Et olete mõelnud selle peale, et ise võtta reaalselt peaministrina ja teil on pikk plaan, teil ei ole loosungit kindlates kätes. Et mida peaks tegema, kui teist saaks reaalselt peaminister praegustes hulludes oludes, kus Eesti riik on mutta juhitud? Aitäh! Ja aitäh selle küsimuse eest. Kõigepealt ma ei ole mitte kuidagi nõus sellega, et te ütlete, et Eesti on mudaliigas, sellepärast, et sellega te selle Eesti sinna mudaliigasse ise asetate. Et kui te seda kogu aeg kordate, siis te tegelikult loote selle reaalsuse ka nendele inimestele, kellele te seda kogu aeg kordate, et Eesti on mudaliigas. Järelikult ise te loote seda kuvandit Eestist kui riigist, mis on mudaliigas. Mitte ükski objektiivne näitaja ei näita seda, et Eesti on mudaliigas. Eestil on olnud väga pikk ja keeruline kriiside periood, mille jooksul on ka majanduse olukord olnud väga raske. Majandus on pikalt olnud languses ja sellises stagneeruvas positsioonis. Seal on väga palju põhjuseid, mis tulenevad globaalsetest oludest. Seal on põhjuseid muidugi, millega on ka riigist tulnud otsused seda mõjutanud, aga see ei ole mudaliiga. Ärge kasutage sellist terminit Eesti riigi kohta. See on Eesti riigi nii-öelda alavääristamine, sellepärast et see päris ei vasta ka objektiivselt mitte kuidagi tõele. Nüüd mina peaministriks ei pürgi, sellepärast et mul ei ole selleks mandaati. Demokraatlikus süsteemis toimib asi niimoodi, et valija peab andma selleks mandaadi. Minul ja Eesti 200 antud Riigikogus selleks mandaati ei ole. Meie valimised ei võitnud, meil kõige suuremat toetust Eesti elanike seas ei ole. Nii et väga seisan selle eest, et toimiks õigusriik ja toimiks demokraatlik süsteem ja iga peaminister peab iga 4 aasta tagant selle mandaadi saama, selleks, et ta tegelikult saaks riiki valitseda. Ja mis on Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmise peamised aspektid? Eesti majanduse
nii-öelda stagneerumise või paigal seismise kõige suurem murekoht on olnud madal tootlikkus ja me teame teda mitte ainult praegusest majanduskriisist, me tegelikult teame seda juba ka eelmisest majanduskriisist. Ehk siis madal tootlikkus tuleneb sellest, et need kaubad ja teenused, mida Eestis tehakse, mida ettevõtted teevad, rahvusvahelisel turul tõenäoliselt nii kõrge hinnaga maha müüdavad ei ole, kui on võib-olla meie naabritel, kellel see tootlikkus kõrgem on. Ja sisendhinnad on ka läinud kallimaks. Nii et kui te küsite, et mida peab riik tegema selleks, et ettevõtjate tootlikkust tõsta, siis seal on vastuseid on palju, pikk arutelu, aga üks asi kindlasti, mida ma haridusministrina väidan, et on oluline, on see, et tuleb investeerida teadus-arendustegevusse. Riik on seda teinud aastast 2020, on meil 1% kokkuleppest, oleme me kinni pidanud, me oleme sellest kinni pidanud ka väga rasketel hetkedel, ka järgmise aasta eelarves peame sellest kinni, et riik investeerib teadus-arendustegevusse ja see on juba tegelikult oma tulemusi majanduses ka näidanud. Aitäh! Suur tänu! Järgmine küsija on Riina Solman, palun! Aitäh teile, austatud Riigikogu esimees. Lugupeetud rahandusminister, ma lausa nautisin teiega dialoogi siin. Te mõtlesite päriselt esimest korda minuga kaasa perepoliitika üle, mida te kogu aeg olete narrinud. Aga ma olen silmanud, et te olete väga hea vanaisa, armastate lapsi, ilmselt kõiki Eesti lapsi, järelikult jätkame. Ma tegelikult ei küsinud ju seda, et teenuste pakkumise kohta. Ma olen ju teiega nõus, loomulikult on teenuseid vaja, aga kui inimestel on ideaal, paljudel naistel on ideaal 3 last saada, aga nad ei jõua selleni, sest pole vahendeid, siis riigil on siiski ju hoovad ja üks hoob, mida ma nimetasin, oli, küsige Liisa Pakosta käest, kui ta oli võrdõiguslikkuse volinik, ta ütles alati, et iga poliitika, mida ellu viiakse ühes ministeeriumis või teises, peab alati lähtuma võrdsuspoliitikast. Nüüd, kui viia see rahvastikupoliitika temaatika taas peaministri käsutusse Stenbocki majas ja tema hakkab ütlema, et iga minister peab oma otsuseid tehes lähtuma rahvastiku- ja perepoliitikast ja madalast sündimusest, siis kuidas te näeksite, et rahandusminister saaks seda oma ministeeriumis rakendada, kui teie annate allapoole otsuseid, kas kärpeotsuseid või mingisuguseid muid otsuseid? Me mäletame ju, kuidas eelmises valitsuses kärbiti lihtsalt, ma ei tea, mis kiusu pärast ära lasterikka pere huviringi toetus, mis aitas just maapiirkondade peresid alates 4. lapsest, kooliõpilasest. See lihtsalt võeti ära 101 000 eurot. Kas taolistes kohtades oleks teil võimalik käsi vahele panna? Aitäh, 101 000 eurot ja see on nüüd perepoliitika riigi peale. Ma ei saa sellest küsimust aru. Kõigepealt ma olen solvunud, kui te ütlete, et ma esimest korda mõtlen ja et ma olen siiani perepoliitikat narrinud. Ma panin oma valge käega kirja perepoliitika põhisuunad, mis on ka selles analüüsis ilusti kinnitust leidnud. Praegu sõnastasin teile, ma olen sellest kogu aeg võidelnud, et inimestele ei antaks võrdselt kõigile sularaha, vaid sellest sularahas tehtaks midagi, mida kõik saavad ühtemoodi. Eestis on väga hästi kukkunud see välja hariduses, meil on hariduse kättesaadavus väga ühtlane, see on see, mis võimaldab ka vanematel ise raha teenida. Sularaha toetustega tegelikult elatustaset ei taga riik, sest selle sularaha ta ju kogub maksudena, ta ei suuda võrdsustada siis inimeste toimetulekuid, eriti kui ta maksab toetusi võrdselt. Teie nimetatud siis 101, ma isegi ei tea, mis rahast te räägite. Minu kokkupuutumus on siis huvihariduse puhul sellega, et ma püüdsin ära hoida selle killustamist, siis et meeleheitlikult püüti seda kuidagi riiklikult, mida omavalitsus teeb, siis eraldi veel jagada ka Tallinnast mingi 10% eraldi ja see oli suur siis ühe erakonna võitlus kunagi, kui ma valitsuses olen. Aga võib-olla ei olnud arusaadav, et rahandusminister peab tagama riigi jätkusuutlikkust rahanduses. Ja see ei seisne selles, et ma lihtsalt sellised ratsionaalsed otsuste otsa kirjutan veel midagi lastelt. Nii see ei käi, see kõik riik läheb üle lastele. Kõik see riigi jätkusuutlikkus on laste jaoks. Minul ei ole seda vaja. Isiklikult ei ole vaja. Mul on vaja seda eestlasena, mul on vaja seda isana, mul on vaja seda lapselapsena ja ma ei ela hetkes enda nimel. Ammu ei ela enam enda nimel.
Kunagi oli see tunne, et ma arvan, et ma ei vastuta, aga niipea kui ma tundsin, et ma hakkan teiste eest vastutama, siis ma hakkasin ka riiki ehitama. Ja see riik ei seisne selles sotsialismis, et partei ja valitsus peab peresid üleval. Ei pea. Pered peavad üleval riiki, riik peab tegema nende makstud maksudest midagi, mis on ühine. Teenused, nõrgemate toetamine, aga mitte ühtlane sularaha külv. Ja see oli üks minu kriitika. Kunagi olen ma naeruvääristanud seda, aga minu kriitika oli see, et te viite sularaha ja IB otse seosesse. Ma olen isegi Vene ajal demograafiat õppinud, mul on demograafia alused väga selged. Ma olen juhendanud isegi demograafialast diplomitööd. Ja ma tean, kuidas töötab, kuidas demograafia töötab, kuidas ta üle maailma töötab ja kui paljud on seotud toimetulekuga, rahalise toimetulekuga. Aitäh. Aitäh. Nii, ja nüüd on kaks küsimust Peeter Ernits, et teil on käsi püsti ja te tahate veel esitada ka ühe küsimuse. Meil on natukene aega, et me saame selle küsimuse kindlasti ära käsitleda, aga kumba te tahate siis, et kas te tahate küsimust küsida või tahate protseduuridega hakata siin, et kui me ühel hetkel protseduuride üle väga palju aru peame, siis enam küsimusi ei tule, aga kuna teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, siis võtame selle kõigepealt. Ja Peeter Ernits, palun. Juhataja, te olete juhtinud tähelepanu, et rahaminister Jürgen seal niheles ja segas kolleege, aga et tagasi ta ütles, et rassistliku väljendi oma valge käega. Ja kas te ei ole mõelnud, et peaks teda korrale kutsuma rassistlik sellise sõnapruugi pärast? No te olete siis tõenäoliselt tähelepanelikum kuulaja kui mina, et mina seda sellisena küll ei kuulnud ega ka mõistnud, aga palun, teil on nüüd võimalus esitada küsimus veel. See on tõenäoliselt viimane küsimus, mille me täna jõuame võtta, sellepärast, et küsimuseks on aega 2 minutit ja vastuseks aega 3 minutit. Et palun, Peeter Ernits. Ja juhataja, et hea võimalus küsida haridusministrilt, et ma hiljuti debateerisin koos teie nõuniku Daniel Kõivuga ja jutt oli noorte tööpuudusest kuni 25-aastaste. Ja teie nõunik ütles, et see ei ole üldse meie probleem, et see puudutab eelkõige Ukraina noormehi ja neid. Ja minu küsimus teile on see, et kas see väide vastab tõele, et see puudutab mitte Eesti noori, vaid Ukraina noori. Aitäh. Ja aitäh küsimuse eest. Noorte tööpuudus, palju debatte tekitanud 25% Euroopa Liidu justkui väidetav tipp. Ma pean võib-olla selgitama, et tööpuuduse ja tööpuuduse statistikal on 2 erinevat kategooriat. Üks on registreeritud töötus, ehk siis reaalselt inimene ei leia tööd, tal ei ole sissetulekut ja ta on registreeritud töötuna. See on andmestatistika. Registreeritud töötus nende noorte seas vanuses kuni 25 aastat oli umbes suurusjärgus 10–11%. Nende seas on väga suur hulk Ukraina päritolu noori, kes on küll koolihariduse siin Eestis ära lõpetanud, aga tööturul väga konkurentsivõimelised ei ole, sest nad eesti keelt ei oska. Paljud neist teevad juhutöid, platvormitöid ja muud sellist juhuslikku. Nüüd teine statistika, mis tegelikult ei ole statistika, vaid on küsitlusuuringu tulemused, see 25%, seal vastasid või arvestati töötuks need noored, kes ütlesid, et nad tahaksid töötada, nad on potentsiaalselt sirvinud siia-sinna töökuulutusi, aga neil tööd ei ole. See ei tähenda seda, et nad on töötud. Paljud nende hulgast õpivad, ehk siis nad on üliõpilased või nad on kutsekooli õpilased, aga nad tahaksid õppimise kõrvalt töötada või nad on tegelikult ametis, aga nad tahaksid töökohta vahetada, nad ei leia endale sobilikku tööd. Nii et see 25% ei tähenda seda, et inimene on kodus ja tal ei ole tegelikult mitte midagi teha. Nende hulgas on tõepoolest ka nii-öelda põhiharidusega ilma kutse- või keskerihariduseta noorte hulk päris suur. Ja Eestis on üleüldiselt murekohaks see, et meil on madala haridustasemega noorte osakaal Euroopas üks kõrgemaid ja seetõttu sellest aastast alates kehtib meil siis uus seadus, mis ütleb, et hariduse kõige kõrgem tase, mis tuleb omandada, ei ole enam põhiharidus ehk siis 9 talvekoolis, vaid on kutse
või keskharidus. Ehk siis noor peab pärast põhikooli lõppu edasi õppima minema ja omandama siis kas kutse või siis edasi minema keskharidusse ja sealt keskharidusest edasi eeldatavasti kõrgharidusse. Nii et tõepoolest selle murega, et meil ei oleks liiga palju noori, kellel on jäänud ainult põhiharidus, mis neil tööturul paneb nad väga haavatavasse olukorda ja pika elukaare jooksul veel haavatavamasse olukorda, et seda ei juhtuks. Selleks on ka selle koalitsiooni koostöös see seadusemuudatus tehtud ja see hakkab kehtima nendele, kes tänavu käivad 9. klassis. Nii et kevadel kõik, kes 9. klassi lõpetavad, peavad põhikooli järgselt edasi õppima minema, sealhulgas ka Ukraina lapsed, kes võib-olla ei ole eesti keelt veel selgeks saanud ja nendele me loome ka eraldi eesti keele täiendava õppeaasta, nii et nad saavad põhikooli lõpus veel eraldi edasi õppida eesti keelt selleks, et nad selle oskuse kätte saaksid. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister. Ja nagu ma ütlesin, rohkemateks küsimusteks meil tänases infotunnis enam aega ei ole. Ma tänan kõiki Vabariigi Valitsuse liikmeid ja kolleege aktiivse osaluse eest tänases infotunnis. Ja sellega on infotund lõppenud ning me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.